USA sõjaväel on kombeks demokraatiat kohale toimetada kiirtarnetega. Igal hetkel võib pommitaja õhku tõusta ja tabada sihtmärki planeedi teisel poolel, enne kui oled pika filmi ära vaadanud. See kõlab võimatuna, kuni mõistad, et asi pole kiiruses, vaid ulatuses. Kuidas see siis võimalik on? Jätka vaatamist ja saad teada. USA-d ei loodud just ülemaailmseks domineerimiseks. Tõsi, neil vedas geograafiaga, lõputute ressurssidega, jäävabade sadamatega ja 2 ookeaniga, mis toimivad justkui veekaitsjatena. Kuid see eelis võib olla ka 2 teraga mõõk. Kui vaenlased peavad Ameerikasse jõudmiseks ookeani ületama, siis peab Ameerika nende juurde jõudmiseks sama tegema. Nüüd näed, miks see nii on. Enamiku oma ajaloost hoidis USA end välispoliitikast eemale. Hei, ära naera. Ookeanide ületamine pole odav lõbu. Jah, Ameerika liitus NATOga 1949 aastal, aga enne seda ei saa USA'd päris isolatsionistlikuks nimetada. Monroe Doctrine oli lihtsalt viisakas versioon lausest "hoia mu murust eemale". Asjad hakkasid muutuma juba ammu enne, kui NATO üldse Harry Trumani mõteteski oli. See algas niinimetatud rumalusega, Sewardi rumalusega. Just siis ostis välisminister William Seward Alaska Venemaalt peaaegu tühise summa eest. Hind tänapäeva rahas $129 miljonit, vähem kui mõne kassahiti filmi tegemine maksab. Venelased arvasid, et nad said lahti ühest külmunud kõrbemaast. Selle asemel müüsid nad ameeriklastele hiiglasliku külmkambri, mis oli täis kulda, naftat ja 100 jagu kiitlemisõigust. Muidugi, nafta on suurepärane, aga tõeline diil – kinnisvara. Need 9 sõjaväebaasi Alaskal said külma sõja ajal ideaalseks stardiplatvormiks. Ameerika viis öelda, me näeme teid. Ja need on olulised ka tänapäeval, sest jah, on olemas Venemaa ja Hiina. Jah, Hiina. Need Alaska lennuväljad. Need on Pekingile lähemal kui New York Los Angelesile. Tõsiselt. Äkitselt ei valvanud USA enam ainult oma piire, vaid ulatus üle kogu planeedi. Alaska muutis mängu. Need ookeanid, nüüd on need vaid lombid. Vaid mõned aastad pärast sügavkülma osakonnas ostlemist suunas USA oma pilgu soojemasse paika. Aloha Hawaii, kuningriik. 1875 aastal allkirjastasid nad vastastikuse lepingu. Paberil puudutas see suhkrut. Tegelikkuses oli see strateegia küsimus. USA sai endale õiguse kasutada Vaikset laguuni, mis oli ideaalne laevade jaoks. Vähem ideaalne Hawaii iseseisvuse jaoks. 1887. aastaks tõusis Washington külalisest peremeheks. Eksklusiivne sadama kasutusõigus, kivisüsi, remondid, kontroll. See oli geopoliitiline versioon lausest. Ma jätan oma asjad siia mõneks ajaks. Ameerika võitis Hispaania-Ameerika sõja ja onu Sam läks saari ostlema. Hawaii annekteeriti. See väike laguun kasvas üles Pearl Harboriks. Filipiinid ja Guam lisandusid nimekirja. Ja Guam on Sami lemmiklaps. Muidugi, saar on väike, vaid 210 ruutmiili, aga see on ära hellitatud. Seal on kõik, mida õhuvägi vajab. 2 lennurada, piisavalt kütust, et täita 110 olümpiaujulat. Palun ärge süüdake midagi. Vaikne ookean otse ukse ees. Palmid on lihtsalt boonus. Kui USA õhuvägi oleks poksija, oleks Guami saar tema tugijalg. See, mis võimaldab tal hakata Vaikse ookeani kohal lööke jagama ilma tasakaalu kaotamata. Sealt saavad pommitajad hüpata kodumaalt ükskõik millisesse pingekoldesse maailmas mõne tunniga. Umbes 100 lennukit on kogu aeg valmis. Kriisi korral 400. Samal ajal Atlandi ookeani teisel pool võttis USA enda alla Puerto Rico. Nad panid Kuubas oma lipu püsti ja said 1903 aastal Guantanamo lahes baasi. Äkitselt oli onu Samul ookeaniäärne kinnisvara mõlemal pool. Mugav, kuid logistiline õudusune nägu. Cape Horni piirkond ei ole kruiiside maa. Siin lõõtsuvad marulised 50-ndad, tuuled ulatuvad 50 miili tunnis ja lained on heal päeval 3 meetrit kõrged. Ja häid päevi polegi. Veel lõuna pool liituvad karjuvad 60-ndad. Siin ei purjeta keegi, kui pole testamenti veekindla tindiga kirja pannud. Nii leidis USA parema tee. Panama kanali, maailma suurima otsetee. Igal aastal läbib siit 6% kogu maailma kaubandusest. Prantslased proovisid esimesena ja kukkusid läbi. USA võttis üle, lõpetas selle ja näitas jõudu. Täiega. Tehniliselt andis Ameerika selle 1999 aastal tagasi. Tehniliselt, kui olukord peaks kunagi pingeliseks minema, hoiab rooli ikka USA merevägi. Just siis lõpetas Ameerika maailmaasjades ettevaatliku kompamise ja hüppas kohe täie hooga sisse. Teise maailmasõja ajaks oli Suurbritannia võlgades ja onu Sam maksis arveid ja hoidis Suurbritannia globaalse tagahoovi võtmeid enda käes.
Siis tuli NATO. Siis veel rohkem liite. Täna on USA-l ametlikud kaitselepingud 51 riigiga. See on palju sõpru, kellele helistada, kui asjad viltu lähevad. Ja see ei hõlma veel keerulisi suhteid. Egiptus, Saudi Araabia, Taiwan ja viimasel ajal India. Korea sõda andis sellele kõigele hoogu juurde. Liidud, logistika, laienemine. Nüüd on Ameerika baasid kõikjal. Vähemalt 128 baasi 49 riigis, jäädes alla vaid Starbucksi asukohtade arvule. Tõenäoliselt on neid veelgi, aga tead küll, see on salastatud. Kuid need baasid võimaldavad USA-l jätkuvalt reegleid kehtestada. Kui eelpostid on kõikjal, hakkab maailm tunduma palju väiksem ja täiesti uue juhtimise all. Ameerika Ühendriigid katavad Euroopat nagu klammerduv endine kallim. Alati kohal, alati, lihtsalt uurimas, kuidas läheb. Kogu Euroopas on Ameerika kõikjal. Baasid, tuumarelvad ja 63 000 sõdurit. See on nagu McDonaldsi sõjaväeline versioon, ainult autoteenindus on puudu. Ida-Aasias on USA-l ja Jaapanis rohkem kinnisvara kui mõnel Jaapani ettevõttel. Ja tal jätkub pikka aega flirtida Lõuna-Korea, Filipiinide ja Austraaliaga. Kohustuste kartus, globaalses võtmes. Siis on veel Lähis-Ida, planeedi bensiinijaam. 20% maailma naftast ja peaaegu pool gaasist liigub onu Sami valvsa pilgu all. Türgi, Iraak, Bahrein. On vedelad kulda. Ameerika on kohe lähedal. Lõpptulemusena pole USA lihtsalt bändis, vaid juhatab kogu orkestrit. Ameerika haare on nii suur, et Briti impeerium higistaks oma punastes mundrites. Tal on eelpostid sõna otseses mõttes maailma lõpus, nagu Pitufiki kosmosebaas Gröönimaal, kus isegi jääkarud vajavad GPS-i. Elanikkond, umbes 150 sõdurit ja üks väga väsinud kohvimasin. Ööelu on virmalised ja tööülesanne on jälgida taevast ning loota, et midagi halba ei ilmu. Ja kui juba tööst rääkida, siis kui sulle need kaardianalüüsid meeldivad, vajuta kindlasti tellimisnuppu. Ilmselt ei saa Google Earthi uurija ametinimetust maksust maha arvatava kuluna kirja panna. Külma sõja ajal oli see jäine eelpost, rahvast täis. 6000 sõdurit tõestasid, et külmakahjustus kasvatab iseloomu. Tänapäeval on siin vaiksem, peamiselt raketihoiatused ja kosmose jälgimine. Tulnukaid pole veel nähtud, kuid lennurada teenib endiselt oma eesmärki. See on piisavalt suur pommitajate jaoks, see on piisavalt pikk pommitajate jaoks. Ja just sobiv kaubalennukitele, sealhulgas hiiglaslikule C5 Galaxyle, mis on ülemaailmse jõuprojektsiooni Amazon Prime. Need masinad veavad kõike. Väed, tankid, kütus, kõik, mis hoiab lendavat tsirkust õhus. Kui merevägi ei pääse ligi, lendab õhuvägi lihtsalt üle ja ütleb, meie saame sellega hakkama. C5 suudab isegi terve Abramsi tanki alla neelata. Lennuk teeb seda ja see on logistika. Kui mina teen seda pitsalõiguga, on see äkki muret tekitav. Lähme tagasi pommitajate juurde. On veel üks baas, vähem eraldatud kui Pitufik, aga siiski selline koht, mille peale su GPS pööritab silmi. Sõida Gröönimaalt lõuna poole, Islandile. Tead küll, see päriselt roheline. Reykjanesi poolsaarel asub mereväe lennubaas Keflavik. See on palju elavam, kui võiks arvata kohast, mis on tuntud peamiselt vulkaanide, odavuse ja eksistentsiaalse ilma poolest. 2019. aastal tegi B2 Spirit pommitaja kiire peatuse. Talle meeldis seal nähtud ja ta keeldus lahkumast, mis tähendab, et midagi on toimumas. B2 pole just vähest hoolt vajav külaline. See on sõjaväevaste disainer koerale. See vajab pidevat tähelepanu, ideaalset valgustust ja kliimakontrolliga angaarid, et selle kate ei hakkaks kooruma. Ja nüüd on Keflaviki lennuväljal hooldusruum valmis. Miks siis kogu see vaev tuulise tundra ja tujukate vulkaanide pärast? Geopoliitikas on asukoht kõik. Isegi kui naabriteks on peamiselt lunnid, on Alaska, Pitufik ja Keflavik nagu petukoodid. Iga üks neist võimaldab USA õhujõududel lühendada vahemaad ükskõik millisesse olulisse sihtkohta. Oletame, et Xi Jinping astub Taiwani vastu samme. USA õhujõud vajavad tuge väljaspoolt oma piirkondlikke baase, mis, olgem ausad, oleksid juba saanud mõned tabamused Hiina rakettidelt. Aga siin on probleem, kauguse türannia. Ja ei, see ei ole mingi death metali bändi katse teha powerballaadi, see on tegelik termin, mida eksperdid kasutavad. Hiina saab võidelda oma tagahoovis. Onu Sam peab üle kogu planeedi kohale tulema. Los Angelesest Shanghaisse on peaaegu 10 600 kilomeetrit. Seda igavest, kas ma juba kohal oleme, tunnet. USA jaoks tähendab see palju raha ja kütusekulu. See on riskantne, kallis ja paneb kindlasti kellegi Washingtonis mõtlema.
kas see on tõesti seda väärt? aga onu Sam mängib lihtsamal tasemel. Vahemaa Anchorage'i ja Shanghai vahel on umbes 6900 kilomeetrit. Miks Anchorage? Seal asub Elmendorfi Richardsoni õhuväebaas. Oletame, et Hiina pole probleem. Võib-olla hakkab Putin Euroopast endale veel tükke välja vaatama. Ameerika vägede sinna toimetamine on ikka logistiline peavalu. Ostonist Vilniusesse, Leedusse on umbes 6600 kilomeetrit. See on palju lennufilme. Aga kui startida hoopis Keflavikist? Äkitselt muutub maailm väiksemaks. Vahemaa väheneb alla 2900 kilomeetri praktiliselt kohe kõrval. Sellepärast riskisidki need vanad maadeavastajad külmakahjustuste ja skorbuudiga, otsides loode ja kirdeväila. Maailma tipp võib olla jäätunud, aga see on kiirem tee. Mandrite vahemaa kahaneb, kui minna otseteed, mitte mööda maalilist marsruuti. Ameerika sai sellest aru. Tema rivaalid, aga mitte eriti. Hiina armastab end nimetada Arktika lähedaseks suurvõimuks. See on umbes sama, kui mina nimetaksin end peaaegu Mr. Beastiks. Aga ükski bränding ei vii sind läbi merejää. Venemaa tehniliselt suudab, aga tal on sadamad, mis külmuvad pooleks aastaks ja külmutavad tema ambitsioonid. Neil kahel piirideta partneril on tegelikult palju piire. Sest erinevalt Ameerika Ühendriikidest ei kontrolli nemad kitsaskohti, millest nende majandus sõltub. Nemad lihtsalt lämbuvad nende tõttu. See on Malacca väin. See on Panama kanali ülepingutav sugulane. Igal aastal liigub siit läbi $3,5 triljonit väärt kaubavahetust. Kõik surutakse läbi ühe kitsukese veetee. Puudelikael, 10 laeva tunnis sisse või välja. Aga üks riik sõltub sellest rohkem kui keegi teine. Hiina. 2/3 nende kaubavahetusest liigub siit läbi, 83% nende naftast ja enamik nende maagaasist. Pekingi jaoks pole see lihtsalt laevatee, vaid tõeline vastupidavuskatse. Õudusunenäo stsenaarium. USA merevägi heidab lähedusse ankru ja lülitab selle välja. Hiina on sellepärast aastakümneid unetuid öid veetnud. Sellel on isegi nimi, Malacca dilemma. Nii et nad on proovinud sellele lahendust leida. Maismaateed Venemaaga loomulikult, aga see peab tulema Siberist, mis on tõesti keeruline koht äri ajamiseks. Vaata minu videot selle kohta. Parem mõtle siis plaan B peale. 2013 aastal käivitas Xi Jinping vöö ja tee algatuse, mis on Hiina katse muuta ülemaailmne kaubandus omaenda tarnevõrgustikuks. Selles säravaks keskpunktiks oli Hiina-Pakistani majanduskoridor ehk CPEC. Idee oli lihtne. Malacca väin jäetakse täiesti vahele. Laevad lossivad Pakistani Gwadari sadamas. Seejärel liiguvad nafta ja gaas maismaad mööda üle mägede ja kõrbe Hiina Xinjiangi provintsi. See on Hiina katse mängu ja USA'd petta. Miks? No, liigume lõuna poole. See on üks maailma kõige kaugemaid ja vastuolulisemaid saari. Diego Garcia, 2200 miili kaugusel Ida-Aafrika rannikust. Täpselt keset Eiguskit ja poolel teel Indoneesiasse. Kunagi oli see Prantsuse pidalitõbiste koloonia, nüüd aga maailma kõige strateegilisemalt paigutatud liivatera. 1965 aastal ostis Ühendkuningriik Diego Garcia Mauritiuse käest, kusjuures ostis teeb siin suure töö ära. Seejärel andis Suurbritannia Mauritiusele iseseisvuse. Väga hea ajastus. 1966 aastaks oli USA juba saarele oma nõude esitanud. Ainus probleem, sellel tühjal kaljul elas juba 1000 saarelanikku. Lahendus? Ümberasustamine, impeeriumi stiilis. Need, kes lahkusid, ei tohtinud tagasi tulla. Ülejäänud aeti jõuga välja. Isegi koerad tapeti, et koostööle kaasa aidata. 1971 aastaks oli paradiis asfalteeritud. Saarele oli ehitatud läikiv uus lennurada. 1000 inimest kaotasid oma kodud, et suurriik saaks oma pommitajaid parkida. Kolonialism ainult et järelpõletitega. Miks kogu see vaev ühe kauge saare pärast? Loomulikult, pea meeles, asukoht on kõige tähtsam. Vaata, kus Diego Garcia asub võrreldes CPE-ga. See vaatab sellele praktiliselt viltu. Hiina-Pakistani projekt pole just plaanipäraselt läinud. Raudtee ei viinud kuhugi. Guadani sadam põletab raha nagu mõni krüptovend. Aga oletame, et Hiina saab selle tööle. Ma tean, aga mängi kaasa. Sellel on ikkagi üks tohutu probleem. Diego Garcia, mis on täis piisavalt sõjariistu, et Pekingi päeva ära rikkuda. 4 kliimaseadmega B2 pommitaja Angari 2 pikka lennurada. Pommitajad, hävitajad, tankurlennukid, transpordilennukid. Kõik lendab siit. Kütusevarud on nii tohutud, et kui USA-le ei kuuluks juba Diego Garcia, siis keegi kritseldaks juba invasiooniplaane kokteilisalvretikule.
see on mitte niivõrd baas, kuivõrd India ookeani keskel hulpiv Kuvalda. See on Ameerika uppumatu lennukikandja India ookeanis. Kui asi läheks tõsiseks, võiks USA õhujõud siit Hiina varustusliini kinni keerata. Pole probleemi. Kas see on juhus, et Peking avastas äkitselt oma sügava mure Mauritiuse suveräänsuse pärast? Ei, ma ei usu seda. Aga Mauritiuse nõude toetamine Diego Garcia üle ei seisne ainult õigluses endistele saare elanikele, vaid see tähendab ka väljatõstmisteateid USA-le ja Suurbritanniale. Isegi kui Hiina selle saavutaks, ei lahendaks see nende probleemi. USA võis küll nuriseda, kui Suurbritannia nõustus saared Mauritiusele tagasi andma, kuid raske on muretseda, kui sul on varuteed igas ookeanis. Lähme tagasi 2001. aasta sügisesse. See oli Ameerikas kummaline ja vihane aeg. Esimest korda pärast 1812. aastast ületas keegi ookeani, et rünnata mandrit. Nii otsustasid USA vastutasuks õhust vastata. 7. oktoobril tõusis Missouri osariigis Whitemani õhuväebaasis õhku Spirit of America. See oli B2 pommitaja, mis oli ehitatud üheks eesmärgiks – jõuda ükskõik kelle ja ükskõik kuhu. B2 on nagu lendav kütusepaak tiibadega. See suudab läbida 6900 miili peatusteta. Maa läbimõõt on 7900 miili. See masin suudab peaaegu ühe korraga lennata planeedi teisele poolele. Unusta New York-London, proovi New York-Tokyo, kus on ka jalaruumi. See oli kohe pärast 11. septembri rünnakuid sihtkoht Afganistan ja B2 oli relvastatud. See veedas 16 GPS-iga juhitavat JDAM-pommi, igaüks neist täpse juhitavusega sõnum Talibani õhutõrjele. Ärge meiega jamage. Aga kogu see jõud tuli hinnaga. Lennu ulatus. Planeet tundus äkitselt palju suurem. 4 tundi pärast lahkumist Missourist jõudis Spirit of America California rannikule. Just õigeks ajaks, et kohtuda teise õhujõudude meistriteosega, lendava bensiinijaamaga. USA õhujõududel on umbes 600 tankerlennukit, mis moodustab 3/4 kogu maailma tankerlennukitest. Ilma nendeta oleksid need kauged baasid, vaid kallid parkimiskohad. Esimene tankimine toimus päikesetõusul. Missioon püsis meelega päevavalguses. Melatoniin ja $1 lennukid ei sobi kokku. Sa ei taha, et su piloodid ülemaailmse rünnaku ajal tukastaksid. Pommilennuk tankis uuesti Guami kohal, seejärel Malaka väina kohal. Midagi, mis ajaks tänapäeval Pekingi vererõhul lakke. Seejärel tegi see veel ühe õhutankimise Diego Garcia lähedal, kus on alati tankerlennukid valmis. Paagid täis, pööras lennuk põhja poole Afganistani suunas. Selleks ajaks olid piloodid olnud õhus juba üle 24 tunni. Kui nad jõudsid Pakistani rannikule, võtsid nad sisse innennennun ergutuspillid, et ärkvel püsida. Kofeiinist ei piisa, kui sinu töökoht on vargpommitaja. Nii pika lennu jooksul pidi midagi muutuma. Ja nii ka juhtus. Selleks ajaks, kui Spirit of America jõudis sihtmärgini, oli 70% eesmärkidest muutunud. Nii programmeerisid piloodid öö saabudes oma JDAM-pommid lennu ajal ümber. Miski ei iseloomusta pingelist tööd paremini kui kodutöö ümbertegemine mandrite ületamise ajal. Nad heitsid oma laengud märkamatult, aitasid saavutada õhu ülekaalu ja alustasid koduteed. Kuni saabusid uued käsud. 4 JDAM-pommi alles, 4 uut sihtmärki. Missioon vastu võetud. Kütus hakkas otsa saama. Pole probleemi. Tankerlennuk Araabia mere kohal ilmus kohale nagu DoorDash, aga reaktiivkütusega. Kütus täis ründasid nad taas Afganistani, viskasid viimased pommid, siis tankisid veel kord, et lennata Diego Garciale. 44 tundi õhus. See on kõigi aegade pikim B2 missioon. Peaaegu 2 päeva kokpitis, isegi lennuki tualett andis poole peal alla. Järgmisel korral, kui sa kurdad pika lennu üle, siis pea meeles, et need mehed olid 2 päeva ilma veevärgita ja neil oli piisavalt tulejõudu, et linn maa pealt pühkida. Mõttekoht. Aga see missioon oli alles peaproov. Soojendus enne päris etendust. See oli selline missioon, kus kasutati kõike, mida USA oli ehitanud alates sellest ajast, kui ta 1940-ndatel kogemata oma poolkerast välja rändas ega ostnud tagasisõidupiletit. Baasid, liidud, tankimispeatused. Globaalne versioon sellest, kui jätad oma hambaharja kellegi juurde ja otsustad, et nüüd eladki seal. See algas 13. juunil, kui Iisrael jättis tavapärased varjumängud vahele ja läks Iraaniga kohe otse põhinumbri kallale. Tuumarajatised lõid särama nagu jõulupuu. Isegi teadlased hakkasid haiguslehte võtma. Kuid krooni juveliks oli viljaka kütuse rikastamise tehas, mis oli sügavale maa alla peidetud, tugevdatud ja täiesti väljaspool Iisraeli võimekust.
F-35D ja F-15D on voolujoonelised, kiired ja surmavad, kuid punkrite purustamisel lähevad nad lahingusse nagu hernepüssiga. USA jälgis olukorda tähelepanelikult. Ühes käes popcorn, teises satelliitülekanne. Nad nägid võimalust. Miks lasta kogu lõbu ainult Iisraelil saada? Nii sündis operatsioon Kesköö haamer. Kui Ameerika plaanib missiooni, ei suuda ta vastu panna kiusatusele anda sellele nimi, mis kõlab nagu 1980-ndate märulifilm. Diego Garcia oli ilmselge stardiplatvorm. Lähedal, vaikne ja mugavalt varustatud. Iga B2 kandis 30 000 naelast pommi. Sellist lasti, mis muudab turbulentsi isiklikuks. Lühike lend, piloodid ei väsinud ja tualetidraamat polnud. Kuid samal ajal, kui kogu maailma pilgud olid suunatud Diego Garciale, tegi õhuvägi tõelise triki. Veel 7 B2 lennukit libisesid vaikselt ida poole üle Atlandi, tankides ookeani keskel asuvates peatustes nagu laja Assooridel. Portugali saarestikus, mis on sisuliselt Euroopa Airbnb pommitajatele. Kui B2D olid Atlandi ületanud, ühinesid nad toetavate lennukitega. Pentagon nimetas neid 4. ja 5. põlvkonna lennukiteks. Sõjaväelises kõnepruugis tähendab see midagi kallist ja läikivat ning midagi, mille kohta me ei taha, et maksumaksjad küsimusi esitaksid. Kus nad täpselt startisid, seda ei tea keegi. Kas Ramsteini baas Saksamaal, mis on suurim USA baas väljaspool Ameerikat? Või mõni teine, mis on üle Euroopa laiali? Kes teab? See ongi ülemaailmse kinnisvara eelis. Sul pole kunagi valikutest puudust. Siis tuli põhisündmus. Hetkel, kui B2D Iraani õhuruumi sisenesid, lõi kogu piirkond särama nagu 4. juuli ilutulestik. USA mereväel olid laevad ja allveelaevad läheduses varitsemas. Kui õhuvägi peo korraldab, toob merevägi ilutulestiku. Üle 2 tosina tomahawki lasti välja, kõik täiuslikult ajastatud. Miski ei näita meeskonnatööd paremini kui sünkroniseeritud plahvatused. Kell 20 kohaliku aja järgi viskas esimene B2 oma 2 pommi Fordole. Siis tulid ülejäänud. Kokku 14 pommi. Igaüks tabas oma märki Fordos ja Natansis. Samal ajal tabasid tiibraketid viimaks Isfahani, hoides Iraani lõpuni teadmatuses. Kokku osales operatsioonis 125 lennukit. President Trump lisas hiljem, et neist 52 olid tankerlennukid. Isegi ülemaailmsed õhurünnakud vajavad kütust. Ja tulemus? Iga lennuk, mis sisenes Iraani õhuruumi, lahkus puutumatuna. Iraan ei jõudnud isegi tulistada. See oli nagu duellile ilmumine ja avastamine, et teine mees on juba asjad kokku pakkinud ja lahkunud. Lend sihtpiirkonda kestis 18 tundi. Kui lisada pommirünnak ja tagasilend, oli kokku 37 tundi tualeti seisukorra kohta kinnitatud teateid. Pole ilmselt salastatud. Kahju. Tõsine, aga mitte lõplik. Iraani tuumarajatised said kõvasti pihta, kuid neid ei hävitatud täielikult. Teheran võiks need taastada, kui on valmis selleks kulutama mäekõrguselt raha, aega ja rahvuslikku uhkust. Aga tõeline õppetund tuli taevast. USA õhujõud tõestasid sel ööl midagi olulist. Pole ookeani, mis oleks liiga lai, ega õhuruumi, mis oleks liiga hästi kaitstud. Kui onu Sam tahab uksele koputada, ei vaja ta sissetungi, vaid ainult lennuplaani. Lõppkokkuvõttes avasid Ameerika Ühendriigid ülima petukoodi. See on miski, millest iga mängur, võitleja ja suurvõimuks pürgija unistab. Tänu oma inseneride nutikusele ja ülemaailmsele sõprade võrgustikule, kellel on lennurajad, saab Ameerika rünnata ilma vastulööki saamata. Vähemalt enamasti. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk. Vaatan oma kalendrit. 3. maailmasõda on plaanitud aastaks 2027, aga see võib juhtuda ka kogemata juba homme. Võib-olla eksib mõni kalalaev ära. Võib-olla maandub rakett sinna, kuhu ei peaks. Või otsustab keegi, et talle ei meeldi, kuidas kaart on joonistatud. Sääde on Taiwan, saar, mille kõik unustasid, kuni sellest sai maailma kuumim pingekolle. Xi Jinping tahab, et tema armee oleks valmis sissetungiks, isegi kui see talle endale vastu hakkab töötama. Lõppude lõpuks, kui sa taastad korda, mis see väike ülemaailmne kaos siis ära ei ole. Täna uurime, miks Hiina ei saa endale lubada sellesse väikesesse riiki tungida. Ja kui sulle meeldivad need iganädalased videod, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu, enne kui mu enesehinnang langeb kiiremini kui Surnumere veetase. Alustame kaardiga. Hiina nimetas end kunagi keskriigiks, tsivilisatsiooni keskuseks ja õnneks oli geograafia sellega nõus. Selle viljakas süda oli kui riisitehas, mis tootis toitu ja inimesi. Kuid sellel nipil oli oma hind.
riisipõllud olid avatud ratsanikele, kes tormasid sisse Euraasia stepist, sellest lõputust rohumaad teest, mis ulatub Euroopast Mandžuuriani. Õnneks oli Hiina sisse ehitatud kaitse. Hindu-Kushi mäed blokeerisid ühe külje, samal ajal kui rannajoon toimis 9000 miili ehk 14 500 kilomeetri pikkuse veetõkkena. Ei oska ujuda, siis sisse ei saa. Nii kaua, kui stepid olid kaitstud, võis Hiina rahulikult magada. Kuid ajalugu pööras kõik pea peale. Stepp on vaikne ja see kaitsev turvamees pole enam nii jõuline ega hirmuäratav. 1949. Aastal otsustas Hiina, et punane sobib talle hästi ja muutus kommunistlikuks, nii et Washington tuli välja saareaheliku strateegiaga. 3 kaitseliini, mis olid üle Vaikse ookeani tõmmatud nagu lõksutraatid. Esimene ahelik oli kõige olulisem, ulatudes Jaapanist Indoneesiani ja piirates Hiina rannikut nii tihedalt, et see tundus nagu kägistamine. Aga see eksisteeris ainult seetõttu, et kommunistid ei võitnud kodusõda nii puhtalt, nagu nad tahtsid. Nende vaenlased, natsionalistid, ei hävitatud täielikult. Nad põgenesid Taiwanile ja teistele ümbritsevatele saartele. Ja nagu igal heal idufirmal, oli vaja kõlavat nime, nii et nad nimetasid end ümber Hiina Vabariigiks. Uus territoorium, krapsakas nimi ja uus valitsus ning tänapäeval on see mitmeparteisüsteemiga demokraatia, mis juhib elavat majandust. Kõrvaltvaatajale tundub see riigina. Ta käitub, räägib ja tegutseb nagu riik. Vähemalt selline on idee. Väga vähesed riigid tunnustavad Taiwani ametlikult ning see on välja jäetud sellistest organisatsioonidest nagu ÜRO. Avalikult nõustuvad kõik, et see on osa kommunistlikust Hiinast. Aga suletud uste taga käib kõik läbi vihjete ja käepigistuste, vaiksete kaubanduslepingute, tagakanalite ja saatkonnalaadsete, kuid mitte ametlike saatkondade kaudu. See tasakaalumäng on oluline. Sest kui Peking peaks sekkuma, ei näe see välja nagu Hiina võtaks Hiina tagasi. See näeb välja nagu otsene sissetung ja maailm on lubanud sellele reageerida. See on segane ja just see ongi mõte. Pekingule meeldib segadus. Taiwani isevalitsemine on nagu see, kui Hiina ei suuda lõpetada salaja piilumist, kerides nende sotsiaalmeediat kell 3 öösel. Ja jah, me kõik oleme seda teinud. Hiina võib täna olla maailma teine rikkaim riik, kuid 1949 aastal oli ta täiesti maas. See oli rahvas, mis kunagi valitses maailma rikkaima impeeriumina, kuid oli nüüd nii kõrvaliseks muutunud, et isegi kodusõda miljonite hukkunutega ei pannud välismaal kedagi kulmugi kergitama. Peking nimetab seda perioodi alanduse sajandiks. Sajandiks, mil välisriigid neid pidevalt survestasid ja alandasid. Kuid kommunistlik partei vannub, et see kõik lõppes juba 1949 aastal. Tõsi, Taiwan asub endiselt otse ranniku lähedal, meenutades Pekingile tema lahendamata küsimust. Kommunistlik partei on varemgi üritanud seda endale haarata ja iga kord on USA nad tagasi tõrjunud. Washingtoni jaoks oli see ohjeldamine. Pekingi jaoks oli see sool haavale. Meeldetuletus, et isegi pärast 1949. aastat võisid välismaalased Hiinale tema enda õuel ikka veel ei öelda. Kuid Taiwani inimesed ei näe seda nii. Nende jaoks ei ole nad hiinlased. Nad on taiwanlased ja tahavadki nii jääda. 63,4% peab end puhtalt taiwanlasteks. Ainult 2% väidab, et nad on hiinlased. Ülejäänud kehitasid õlgu ja küsisid, miks sa mult seda küsid. Ainult 7% ütles jah ühinemisele Hiina rahvavabariigiga. Umbes sama populaarne kui ananass pitsal. Taiwani side mandriga on hääbunud. Nad ei kuuluta iseseisvust välja mitte lojaalsusest, vaid hirmust Pekingi viha ees. See on nii olnud aastakümneid, aga miski ei jää igaveseks muutumatuks. Hiina pole alla andnud ja aastaks 2027 on tal palju rohkem mänguasju, millega mängida. Ja nagu pahur väikelaps, ei ole Pekingul mingit huvi jagada. Kui Peking tahab kedagi süüdistada Taiwani väinas valitsevas segaduses, võib ta alustada Mao portreede vaatamisest seinal. Tema lubas kommunismi hiilgust. See, mida ta tõi, oli Hiinale surmavam kui terve alanduste sajand. Suure hüppe edasi ajal suri 45 miljonit inimest. Veel miljoneid suri Mao kultuurirevolutsioonis. Keegi ei tea tegelikult, kui palju. Kui ta lõpuks lõpetas teiste tapmise ja lõpuks ka ise suri 1976. Millend aastal oli Hiina varemetes. Kunagi maailma rikkaim impeerium oli see langenud üheks vaeseimaks. Selle majandus moodustas vaid 2% Ameerika Ühendriikide omast. See oli isegi 10 korda väiksem kui Brasiilia oma. See polnud sugugi selline jõud, mis suudaks korraldada amfiibrünnaku saarele, mida toetas lääs. Asjad hakkasid muutuma alles siis, kui Mao lõpuks hinge heitis.
valitsuspartei kiitsid teda avalikult edasi, kuid kulisside taga oli ta nagu see onu, keda kunagi perekonna kokkutulekutele ei kutsuta. Mao järglased said aru, et kommunism ei toimi ja rikkaks saamine tundus palju lõbusam. Nii avasid nad uksed väliskaubandusele ja raha hakkas voolama sisse. Kui Xi Jinping 2012 aastal võimu üle võttis, kasvas Hiina majandus keskmiselt 6% aastas ja oli tõusnud maailmas teisele kohale. Ja siis hakkas Hiina oma jõudu näitama. See kulutas palju raha relvadele, tuhandetele ballistilistele ja tiibrakettidele, kaasaegsetele lennukitele nagu varglennuk Chengdu J-20 ja Shenyang J-35. Uute laevade hulka kuulusid 3 lennukikandjat, 4. on juba tulemas. Hiinal on nüüd maailmas suurim merevägi, mille aktiivses koosseisus on 405 laeva. Ja sellega ei ole veel kõik. Varsti on tulemas 2 täiesti uut tuuma-allveelaeva mudelit ja see on alles põgus ülevaade. Hiina relvastumine toimub pöörase kiirusega. See ei ole jõud, mis on loodud kodumaa kaitsmiseks. See on loodud jõu näitamiseks. Kui USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi külastas Taiwani, kaotas Peking enesevalitsuse. 4. kuni 10. augustini korraldas Hiina lahinglaskmistega õppusi ja harjutas isegi blokaadi. Sõnum oli täiesti selge. Hiina ei ole enam see sama sõjavägi, millega Ameerika varasemates Taiwani väina kriisides vastamisi seisis. 2 lennukikandjarühma kohale ilmumine ei pane Pekingi enam silmagi pilgutama. Just seda Washington 3. Taiwani väina kriisi ajal aastatel 1995-1996 tegigi. Taiwan oli muutuste keerises. Märgina oma küpsusest sisuliselt iseseisva riigina liikus Taiwan eemale Chiang Kai-sheki loodud diktatuurist ja pidas oma esimesed demokraatlikud presidendivalimised. Ja Hiina reageeris nagu iga mõistlik riik. Nad lasid välja hulga rakette. Ameerika saatis kohale laevad, Hiina taganes. Ameeriklased ulustasid, aga Hiina mitte. Ja täna on mandrilt tulevad raketid surmavamad. Välkkire majanduse elavnemine ja kasvav sõjavägi toovad kaasa uusi kiusatusi. Kui saad raha, tahad seda kulutada. Kui kulutad selle relvadele, hakkad tahtma neid kasutada. Hiina natsionalism ei ole lihtsalt tõusuteel, see on kõikjal. Ettevõtted lõpetasid välismaal kohalikeks teesklemise ja hakkasid veelgi rohkem uhkusega rõhutama, et nad on hiinlased. Patriootlikud filmid nagu Hundisõdalase sari ja lahing Gangjini järvel on olnud Hiina kinodes tohutult menukad, tuues sisse miljardeid. Samal ajal teevad Hundisõdalase stiilis diplomaadid sama ka maailma areenil, otsides tüli igaühega, kes vähegi kuulab. Ja tagasi klassiruumis viib Peking isegi läbi mehelikkuse koolitusi, et poisse karmimaks muuta poliitika raames, mida nimetatakse ettepanekuks vältida meesnoorukite feminiseerumist. Ja enne kui arugi saad, nad jagavad kodutööks Andrew Tate'i podcaste. Tänapäeva Hiina käitub enesekindlalt, just nagu 1980ndate Ameerika oma suurejooneliste märulikangelaste ja uuenenud enesekindlusega. Kuid siin on üks erinevus. Kogu see patriootlik vaimustus on suunatud ühes suunas. Saarele, mis asub vaid 87 miili ehk 140 kilomeetris kaugusel rannikust. See on see saar, mida Mao kunagi vallutada ei suutnud. Viimane meeldetuletus sajandipikkusest alandusest Jaapani ja Lääne käe läbi. Ajavahemikus 2020 aasta lõpust kuni 2021 aasta alguseni viis Hiina läbi haruldase küsitluse. Mida tuleks teha Taiwani suhtes? Ja meie küsitlus näitas, et 55% inimestest toetaks täiemahulist sõda saare üle kontrolli võtmiseks. 33% olid selle idee vastu. Ülejäänud ütlesid, et nad ei ole kindlad. Võib-olla sellepärast, et nad suutsid juba ette kujutada, mis juhtuks nendega ja nende lastega, kui kõik valesti läheks. Avalik arvamus ei oma tegelikult tähtsust autoritaarses diktatuuris nagu Hiina, kuid see tõenäoliselt tõi Xi näole naeratuse. Hiina natsionalism on üks Xi valitsemise tugisambaid. Kuna nii palju ajalugu ja poliitilist kapitali on seotud Taiwaniga, tähendaks taganemine suurt mainekaotust nii Xi kui ka partei jaoks, eriti nüüd, kui on nii palju võita. Taiwani väin ei ole lihtsalt veeriba. See on üks maailma kõige tihedama liiklusega kaubateid. Ainult 2. 1022 aastal liikus sellest kitsast väinast läbi 1,4 triljoni dollari väärtuses Hiina eksporti. Ja see pole ainult Hiina, kes seda teed kasutab. Ameerika Ühendriikide Mereväe Instituudi andmetel läbis sel aastal peaaegu pool maailma konteinerlaevades seda väina. Mõtle sellest kui Panama kanalist steroididel, ainult et see asub 2 rivaali vahel, kes vaatavad teineteisele üle vee ähvardavalt otsa. Status quo on kestnud aastakümneid, kuid see on ebakindel vaherahu, mis püsib vaid tänu laevaliiklusele.
nüüd on Hiinal peaaegu olemas nii vajalik varustus kui ka avalik toetus, et tegutsema hakata. ja Taiwan teab seda, seega teeb ka tema oma käike. USA katkestas küll ametlikud suhted pärast seda, kui Peking avanes, kuid 1979 aasta Taiwani suhete seaduse alusel hoiab Washington siiski ukse avatuna. Justkui üüriline, kes pole ametlikult lepingus, on USA kohal saarel. Veelgi olulisem on see, et relvade tarned jätkuvad. 2025 aasta keskpaigaks olid relvamüügid ulatunud $2,2 miljardi, muutes Taiwani sisuliselt Grand Theft Auto tegelaseks, kes kõnnib ringi kõik relvad kaasas. Mõned esemed Taiwani hiljutisest maailmalõpu ostunimekirjast on 108 M1A2 Abrams tanki, 66 F-16V hävitajat, 29 HIMARS raketi suurtükisüsteemi ja 100 Harpooni laevatõrjerakettide süsteemi. Need kõik on osa Taiwani okasea strateegiast. Saare eesmärk on muuta dessant nii kulukaks ja veriseks, et Peking vaatab korra ja loobub kohe. Ja et veelgi rohkem jõudu näidata, toob see välja ka enda arendatud raketid. Xingtiani hüperhelikiirusel tiibrakett suudab tabada Pekingi või peaaegu ükskõik millise teise mandrilinna. 750 kuni veidi üle 1200 miili ehk 1200 kuni peaaegu 2000 kilomeetri kauguselt. Ja ka avalikkus ei jää kõrvale. Peaaegu 3/4 taiwanlastest ütleb, et nad võitleksid, kui Peking midagi ette võtaks. Tsiviilisikud registreeruvad väljaõppele, olles valmis vajadusel end elavaks relvaks muutma. Taiwan võib olla vapper, kuid teab, et okassiga strateegia ostab vaid aega. Piisab, kui vaadata Ukrainat. Putin on kulutanud üle 1 miljoni mehe vaid mõne maa-ala pärast ja ta jätkab endiselt. Tema jaoks pole Ukraina lihtsalt maa, vaid saatus. Tükk kaotatud Venemaad, mille nimel ta on valmis igavesti verd valama. Või õigemini valmis laskma teistel selle eest verd valada. Xi tunneb Taiwani suhtes samamoodi. Sellepärast saavadki nad omavahel hästi läbi. Nad räägivad sama juttu. Rahvusriigid koos piiride ja suveräänsusega. See on nende jaoks lihtsalt lääne bürokraatia. Nende arvates on maailm jagatud tsivilisatsioonideks, mida seovad veri, keel ja ajalugu. Ja selles loos ei ole Taiwan iseseisev. See on peatükk, mille Hiina väidab endiselt kuuluvat oma raamatusse. Kui sul on kannatust kuulata Xi Jinpingi kõnesid, kuuled teda rääkimas Hiina unistusest või Hiina rahva suurest taassünnist. Selle soovi nimekirja tipus on Taiwan ja seal on ka tähtaeg 2049 Hiina Rahvavabariigi 100. aastapäeva puhul. Selleks ajaks tahab Xi, et see oleks tehtud. Aga kui ta on tõsine, ei saa ta nii kaua oodata. Põhjuseks on hallid juuksed. Sõna otseses mõttes. Hiina vananeb kiiresti. Selleks ajaks, kui Xi loodab rahvust taaselustada, on mediaanvanus peaaegu 52 aastat. See on lähemal Jaapanile kui Ameerika Ühendriikidele. On raske sõda pidada, kui armee kahaneb, haiglad on rahvast täis ja eelarve söövad ära pensionimaksed. Nüüd näed, miks Xi on nii kindlalt otsustanud 2 aasta pärast valmis olla. Sellest pole pääsu. Kui ta kavatseb seda teha, peab Xi tegutsema peagi. Reaalselt järgmise 10 aasta jooksul. Kui Xi või tema järglane ootab liiga kaua, on hetk möödas. See on Hiina kõrgeim punkt, mida toidavad buumiaastad ja endiselt tohutu rahvaarv. Vivitades saabub mõõn, jättes Pekingi nõrgemaks, vanemaks ja selle parim võimalus jõuga kaarti ümber kirjutada on möödas. Aga isegi kui Peking annab rohelise tule, pole võit sugugi kindel. See oleks suurim risk, mida kommunistlik partei kunagi võtnud on. Amfiibiarünnakud on sõjas kõige riskantsem käik. Isegi üllatusega on need õudusunenägu. Ja Xi'l poleks üllatusmomenti. Vägede koondamine oleks näha juba kuid ette. Täpselt nagu Putini lavastatud õppused enne Ukrainat. Kiiev nägi seda ette, kindlustas end ja nurjas Moskva välksõja. Nüüd on möödas 3,5 aastat ning 1 miljon hukkunut. Ja Putinil oli tegelikult lihtne. Ta ei pidanud oma armeed esmalt üle vee vedama. Hiina vastu kehtestatavad sanktsioonid oleksid valmis juba enne, kui esimesed laevad sadamast lahkuvad. Kuid Hiina sanktsioneerimine ei ole sama, mis Venemaa sanktsioneerimine. Kui USA ja tema liitlased päästiku vajutavad, peavad nad olema valmis suureks valuks, sest see tabab ka neid endid. Hiina majandus ulatub $17,8 triljoni, mis moodustab umbes 17% maailma SKP-st. Alates sellest ajast, kui Deng alas uksed, on Hiinast saanud planeedi töökoda.
Hiina on sügavalt seotud ülemaailmsetesse tarneahelatesse ja selle lahtihaakimine ei tule lihtsalt. Me saime sellest juba aimu pandeemia ajal, kui Peking andis mõista, et võib katkestada meditsiinitarvikute tarned, kui riigid esitavad valesid küsimusi. Ja see pole ainult maskid ja kindad. Peaaegu kõik käib läbi Hiina. 8-10 iPhone'ist toodetakse seal. Androidi kasutaja, ära veel rõõmusta. Samsung lahkus 2019. aastal, kuid sinu telefon, teler, sülearvuti, need kõik sõltuvad asjadest, mida Hiina kontrollib. Pane see kõik kokku. Hiina tohutu majandus, selle roll maailma tehase ja ülemaailmse tehnoloogia kontrollijana. Ja suurem pilt saab selgemaks. Kõige keskmes on haruldased muldmetallid. 17 metallilist elementi, ilma milleta tänapäeva elu ei saa toimida. Nimi on aga veidi eksitav. Haruldased muldmetallid ei ole tegelikult nii haruldased. Aga arva ära, kelle käes on see varu? 2023 aastal tootis Hiina umbes 70% maailma haruldastest muldmetallidest ja lisaks sellele töötles 90% neist. Atlantic Council hindab, et sanktsioonid Hiina pankadele, nagu need, mis kehtestati Venemaale, tõmbaksid $3 triljonit ülemaailmsest majandusest välja. See on sama suur, kui kogu Ühendkuningriigi majandus kaoks üleöö. Ja see pole veel kõik. Hiina on kaubandushiiglane, kuid Taiwan juhib kiibitööstust. Taiwan toodab 55% maailma pooljuhtidest ja 92% tipptasemel pooljuhtidest. See tähendab, et 35% maailma autodest ja 70% nutitelefonidest valmivad ühel või teisel moel Taiwani tootmisliinidel. Ja sellega asi ei piirdu. Need kiibid annavad jõudu sinu külmkapile, telerile, isegi pesumasinale. Kui Taiwan pildil kaoks, peseksid sa äkitselt oma higiseid trenniriideid kraanikausis käsitsi. USAs ja tema liitlased püüavad kiiresti tarneahelaid kindlustada, kuid neil on võimalik teha vaid nii palju. Taiwan nõuab, et enamik kiibitootmist jääks kodumaale, mitte ainult kasumi pärast, vaid ka selleks, et tagada, et Ameerikal oleks midagi kaalul. Peking loodab, et see ei pea paika, kui ta tungib sisse. Washington ei tunnusta Taipeid ametlikult ja Vaikse ookeani piirkonnas pole NATO-t. Aga üks asi on kindel. Sanktsioonid tabaksid nagu haamer. Sanktsioonid purustaksid esmalt Hiina. Randi uuring juba 2016 aastal hindas, et aastapikkune sõda Ida-Aasias vähendaks Hiina SKP-d 25–35% ning ka USA ei pääseks, kaotades 5–10%. Ja see oli enne tehisintellekti buumi. Sellest ajast alates on Ameerika osa oma tarneahelast Hiinast välja viinud, kuid on samal ajal end ka arenenud kiipide külge aheldanud. Peking liigub sama teed, mis tähendab, et ta on sama haavatav. Siiski võib-olla Hiina loodab, et USA ei saada sõdureid kohale, vaid ainult sanktsioone kehtestavad pankurid. Ametlikult hoiab USA Taiwani suhtes oma strateegilise ebamäärasuse poliitika järgi meelega kõik lahtiseks. Nad ei ütle, kas kaitseksid saari või mitte. Isegi Ukrainal oli 1994. Aasta Budapesti memorandumiga rohkem lubadusi, kui ta loovutas tuumarelvad julgeolekutagatiste vastu. Ja me kõik teame, kuidas see lugu lõppes. Nii et kui Hiina tungiks sisse, peaks ta töö kiiresti ära tegema. Ja on võimalus, et tal see õnnestubki. Kuigi Taiwani väin teeb selle keehuliseks, on Hiinal ka geograafiline eelis. Ameerika Ühendriikide sõjavägi on laiali üle kogu maailma. Hiina sõjavägi on kohapeal. See saab kogu oma jõu Taiwani vastu suunata. Ja ta ei ehitanud seda laevade ja rakettide mäge niisama näitamiseks. Mida lähemale Hiinale jõuad, seda rohkem ja täpsemaid rakette seal on. Iga USA baas Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas on nende ulatuses. Isegi Guam, mis asub peaaegu 3000 miili ehk 4800 kilomeetri kaugusel, on sihtmärgiks. Mõned raketikaitsesüsteemid suudaksid osa rakette alla tulistada, kuid mõned pääseksid siiski läbi. Mida geograafia ühe käega annab, võtab ta teisega ära. Washington teab raketi ohtu ja tal on plaanid, kuidas panna Hiina pikemas sõjas maksma. Xi arvas, et tal on lahendus. Siin tuleb mängu vöö ja tee algatus ehk BRI. See oli $1 triljoni suurune risk, mis on vananenud nagu riknenud piim. Idee oli lihtne. Osta mõjuvõimu, valades raha võtmeriikide infrastruktuuri ja samal ajal rajades alternatiivseid kaubateid. Kroonijuveeliks oli Hiina-Pakistani majanduskoridor ehk CPEC, mis oli otsetee Hiina nõrkadest kohtadest mööda. Teoorias võiksid laevad Pärsia lahest lossida kauba Pakistanis, kust see liiguks otse Hiinasse mööda maanteid ja raudteid. Vaadake seda kaardilt ja te mõistate, miks. See on taas sündinud seed-idee. Ainult, et seda ei juhtunudki.
vana 1400 marsruudid on endiselt need, mis loevad ja Pekingi $1 triljoni suurune otsetee ei viinud kuhugi, mis jätab Hiina lõksu kitsaskohtade taha, kuhu USA merevägi saab end sisse seada. Mijako väin, Luzoni väin Filipiinide ja Taiwani vahel ning Malacca väin. Kitsaimas kohas on see vaid 24 miili ehk 38 kilomeetrit lai. See on õudusunenägu maailma suurimale energiatarbijale. Hiina kasutab veerandi kogu maailma energiast ja 15% maailma toornaftast. Aga Hiina enda varud? See on nagu lastebassein, kui vaja oleks olümpiastaadionit. Alates 1993 aastast on Hiina pidanud ülejäänu importima ja 80% sellest naftast läbib Malacca väina. Ja siin tuleb mängu Taiwan. See kontrollib esimest saarteahelat. Kes iganes kontrollib Taiwani, otsustab, kas Hiina merevägi jääb oma rannikule lõksu või pääseb Vaiksesse ookeani. Ja asi pole ainult naftas. 2/3 kogu Hiina kaubandusest liigub läbi selle sama kitsa vahe. USA merevägi teab seda. Kui Peking kunagi saadaks laeva Taiwani poole, ei suunduks Ameerika lennukikandjad lihtsalt sinna. Mõned neist jääksid hoopis Malacca väina juurde, hoides Hiina majandusel kõrist kinni. Hiina keskmaa raketid võiksid siit tabada USA laevu, kuid mida kaugemale minna, seda nõrgemaks see vihmavari muutub. Ja Ameerikal on varrukas üks äss. Üks, mida Hiina raketid nii lihtsalt maha ei löö. Pealveelaevad ja baasid võivad olla lihtsad sihtmärgid, aga allveelaevad on hoopis teine peituse mäng. Ameerika Ühendriikidel oli eelmisel aastal oma laevastikus 64 allveelaeva. Hiina ei jäänud kaugele maha, neil oli 61, kuid arvud pole kõik. USA merevägi kasutab tuumaallveelaevu, mis on ehitatud kuudeks merel viibimiseks ja sügavale sukeldumiseks. Admiral Samuel Paparo, tollane Vaikse ookeani laevastiku juht, kiitles, et Ameerika allveelaevad on Hiina omades terve põlvkonna võrra ees. Ta ei liialdanud. Hiinal on 48 diiseleelektrilist allveelaeva, mis töötavad akudel vaikselt, kuni peavad pinnale tõusma ja laadima. Kui need diiselmootorid tööle hakkavad, on see põhimõtteliselt nagu autosignaal vee all. Isegi Hiina tuumallveelaevad tüüp 93 ja 94 on valjemad kui Ameerika omad. Uuemad. 95 ja 96 tüüpi allveelaevad on endiselt joonestuslaual kuni umbes 2030 aastani ning nende masstootmine võtab aega. Aega, mida Pekingul ei pruugi olla. Mis siis, kui Hiina tungiks Taiwani? USA allveelaevad ootaksid kitsaskohtades. Hiina majandus hakkaks lämbuma, kui võitlus veniks ja need allveelaevad võiksid isegi mandrit rünnata. Ja kui Peking ründaks USA baase piirkonnas, siis torpeedod oskavad samaga vastata. Mis kindlasti ei juhtuks, on puhas üks-ühele võitlus. USA suudaks tuua lahingusse palju rohkem tulejõudu, kui Hiina arvas, ja üsna varsti poleks see enam ainult Ameerika. Hiina naabrid, kellest enamiku ta on suutnud ärritada, otsiksid samuti võimalust kätte maksta. 17 riigil on territoriaalsed vaidlused Pekingiga. Kõige suurem vastasseis on Jaapaniga. Peaaegu kõik Jaapani elanikud elavad selle 5 peamisel saarel, kuid lõuna pool asuvad mõned üksikud kaljud, mida nimetatakse Senkaku saarteks või Diaoyu, kui Hiinalt küsida. Keegi ei ela seal, kuid 1969 aastal avastas ÜRO lähedalt naftat ja gaasi ning äkitselt meenutas Hiina, et on neid saari omanud juba 14. sajandist alates. Naljakas, kuidas ajalugu töötab, kui mängus on nafta. Ja ausalt öeldes on see väide palju loogilisem kui Pekingi muinasjutt iidsetest asunikest Spratly saartel. Sellest räägime hiljem veel. Viimasel ajal on Hiina Senkaku saarte ümbruses pinget tõstnud. 2021 aasta jaanuaris võttis Hiina vastu uue seaduse, mis annab oma rannavalvele loa kasutada jõudu välislaevade vastu, mis tungivad Hiina vetesse. Ja pole ime, Pekingi definitsioon oma vetest oli nii lai kui võimalik. Seadus ütleb selle selgelt välja. Hiina jurisdiktsioon hõlmab sisevett, territoriaalmerd, külgnevustsooni, majandusvööndit, mandrilava kohal asuvaid vesi ning seda imeliselt ebamäärast kategooriat muid vesi. Võid aimata, mida muud veed Jaapani jaoks tähendavad. Hiina juba torkis Senkaku saari, katsetades Jaapani piire. See seadus muudab need torked hiiglaslikuks vilkuvaks hoiatusmärgiks. Kuid mis veelgi tähtsam, Jaapan ei saa Taiwanile selga pöörata. Nende eluliin sõltub sellest. Ja 20% kogu Jaapani kaubandusest läbib Lõuna-Hiina merd, mida Hiina militariseerib. Taiwani väina kaudu liigub 25% Jaapani ekspordist, 32% impordist ja 90% energiaimpordist. Seetõttu hoiatas endine peaminister Shinzo Abe vahetult enne oma mõrvamist, et Taiwani kriis oleks ka Jaapani kriis. Ta ei liialdanud.
Kui Hiina võtab Taiwani üle, on Jaapani enda eksistents kaalul. Abe mõrv ei viinud Jaapanit rajalt kõrvale, see hoopis kiirendas arenguid. Ta pani aluse tugevamale sõjaväele ja tema järglased vajutasid gaasi põhja. Esimest korda pärast teist maailmasõda. Jaapan relvastub ründeks ostes rakette, mis suudavad tabada sihtmärke kaugel väljaspool tema rannikuid. Seejärel 2022 aasta detsembris tegi Tokyo selle ametlikuks. Kaitsekulutused jõuavad 2027 aastaks 2% SKP-st. See kuupäev polnud juhuslik. See oli suunatud otse Xi sissetungi ajakavale. Jaapanis on ka umbes 54 000 Ameerika sõdurit rohkem kui kusagil mujal maailmas. Isegi kui Tokyo tahaks Taiwaniga seotud võitlusest kõrvale jääda, ei lase geograafia seda. Need baasid muudavad Jaapani lahinguvälja osaks juba esimesest päevast alates. Lõuna-Koreas asub 25 000 Ameerika sõdurit. Seoul räägib Taiwanist võib-olla vähem kui Tokyo, kuid on piirkondlikus tasakaalus sama tugevalt seotud. Ja on veel suurem probleem – kaubandus. Geograafia lõksustab Lõuna-Korea samades kitsaskohtades. 90% selle mereteest käivast kaubandusest läbib Lõuna-Hiina merd. Ning ainuüksi Taiwani väina kaudu liigub 30% selle impordist ja peaaegu veerand ekspordist. Lõuna-Korea on Xi Jinpingi Hiina ajal püüdnud köiel kõndida, hoides oma julgeolekut seotud Washingtoniga, samal ajal kui teenib kasumit äritegevusest Pekingiga. 2024 aastal ütles president Lee Jae-myung isegi, et Seoul peaks vältima poolte valimist ning lihtsalt ütlema aitäh nii Hiinale kui ka Taiwanile. Aga tänulikkus ei peata rakette. Kui tulistamine algab ja kaubateed kitsenevad, ei saa Lõuna-Korea jääda neutraalseks. Julgeolek ja ellujäämine tõmbaksid selle sõtta. Seoul võib teeselda, et neutraalsus toimib, sest geograafia on hoidnud seda Hiina karmimate sammude eest kaitstuna. 11. augustil 2025 suutsid Hiina rannikuvalve lõikur ja PLA mereväe laev omavahel kokku põrgata, kuid nad polnud Hiina lähedalgi. Nad olid Lõuna-Hiina meres ja Filipiinide rannikuvalve töötajad jäädvustasid selle kaamerasse. Manila süüdistas kiiresti Pekingit selles kaoses ning selles merepiirkonnas on tõesti olnud üsna kaootiline. Mereosas, kus juba on koos poole tosina riigi sõjalaevad ja rannikuvalvelaevad, on kaos sisuliselt tavaolukord. Hiina nõuab peaaegu kogu Lõuna-Hiina merd oma kurikuulsa 9 kriipsujoonega. Filipiinid viisid selle 2016 aastal Haagi kohtusse ja võitsid. Kohtunikud lükkasid Hiina nõuded ebaseaduslikena tagasi, kuid see ei peatanud Pekingit. Xi oli sisuliselt proovige mind takistada. Hiina ja Filipiinide vaheline tüli läks sealt edasi ainult hullemaks. Laevade vastasseisud on viimastel aastatel sagenenud. 2 Hiina laeva kokkupõrge oli lihtsalt koomiline vahepala. Tavaliselt saavad pihta Filipiinide laevad. Kui neid parasjagu ei rammita, siis pritsitakse neid Hiina veekahuritega, jättes rannavalve meeskonnad ja kalurid läbi märjaks, räsituks ja alandatuks. Filipiinid on teinud ainsa, mida nad saavad, toetunud veelgi rohkem oma vanale liitlasele Ameerika Ühendriikidele. USA baasid olid kunagi üle kogu riigi laiali, kuid pärast külma sõda need vähenesid. Kuid Hiina saarte ehitamine tõi nad tagasi. Nüüd on Filipiinidel 9 Ameerika baasi. Vaadake, kust need baasid asuvad. 5 neist asuvad põhjas, otse kui laetud püstolid Taiwani väina poole suunatuna. Veel 2, Palawani ja Antonio Batista õhuväebaas on suunatud Sprattlide poole, olles ideaalsed platvormid Hiina laevateede sulgemiseks. Geograafia on muutnud Filipiinid sütikuks ja Washington on selle pingule tõmmanud. Filipiinid ei majuta ainult baase, vaid tugevdavad ka iseennast. Nende sõjalise võimekuse kasvatamine on suunatud otse Hiina laienemise vastu ning väljaõpet on tõstetud maksimaalsele tasemele. 2025 aasta mais ja juunis harjutasid Filipiinide sõdurid koos ameeriklaste, jaapanlaste, lõunakorealaste ja isegi brittidega. Mida nad tegid? Üks ülesannetest hõlmas Nemesis laevatõrje raketiheitja testimist. Kus nad olid? Bataneesi saartel. Kõige põhjapoolsem saar, Mavulis, asub vaid 88 miili ehk 142 kilomeetri kaugusel Taiwanist. See on lähemal kui New York Philadelphiale. Strateegilises mõttes peaaegu naabrid. Filipiinid ehitavad siia ka sadamat. Kui see valmis saab, on see ideaalne stardiplatvorm Hiina kaubanduse survestamiseks, kui Peking peaks rohkem suruma. Nii hakkabki geograafiline pilt kokku tulema. Kui Hiina ründaks Taiwani ja tõmbaks kaasa USA ning tema liitlased, ei peaks ta silmitsi seisma ainult saare kaitsetega. Seda surutaks 2 suunast, nagu kruustangide vahel. Kui lisada Malacca väinas blokaad, milles Austraalia kaasa lööb, tunneks Peking tugevat survet.
isegi kõigi oma uute laevade ja rakettidega mängib Hiina ohtlikku mängu, kus kaotamise tõenäosus on suur. Ja kui väljavaated on nii halvad, siis tulevadki mängu meeleheitlikud ja ohtlikud sammud. Võid küsida, aga tuumarelvad? Paberil lubab Hiina tuumarelvi esimesena mitte kasutada. See kõlab rahustavalt, kuni hakkad sügavamalt uurima. Ühes vähetuntud dokumendis nimega Teise suurtükiväe operatsioonide teadus on peenes kirjas välja toodud olukorrad, kus Peking langetab tuumarelva kasutamise lävendit. Ja kui sa selle läbi loed, hakkab see esimesena mitte kasutamise lubadus tunduma pigem lüngana. Hiina käsiraamatus öeldakse, et tuumarelvad tulevad mängu siis, kui tuumarelvastatud suurriik hakkab ründama nende strateegilisi sihtmärke ja Pekingul pole võimalik vastata. See ei käi kellegi teise kohta. See tähendab Ameerika Ühendriike. Kuid see dokument viitab punastele joontele nagu rünnakud mandrile, selle infrastruktuurile või linnadele. Hiina sõjaliste sihtmärkide ründamine merel ei lähe arvesse, mis tähendab, et kui võitlus jääb Taiwaniga piiratuks, on suur võimalus, et tuumarelvi ei kasutata. Aga kui see joon ületada, hakkab maailm helendama. Kergendusohe on küll teretulnud, aga see ei kesta kaua. Oleme sanktsioonide matemaatika juba läbi teinud. Nüüd teeme sõjamatemaatika. Mis on lõplik number? Bloombergi analüüs leidis, et sõda Taiwani pärast viiks maailma 10 triljoni dollari võrra tagasi. Ainult Ameerika Ühendriikidel ja Hiinal on sellest suuremad majandused. See on 10% kogu maailma majandusest. Miks peaks Hiina kõik kaalule panema? Ajaloolised nõuded ja majanduslik kasu ei selgita nii suurt riski. Hiina on taas rikas. Miks paati kõigutada? Kas 100-vanune kodusõja vimm on seda hinda tõesti väärt? Taiwan asub esimese saarteahela keskel. See on ülim auhind. Praegu on Hiina rikkus seotud välismaise koostööga piiratud kitsaskohtadega, mida ta ei kontrolli. Kui Taiwan vallutada, siis see ahel katkeb. Sellised sadamad nagu Suao ja Huahualien võivad pärast lahingut olla rusudes, kuid kui need taastada, annaksid need Pekingile otse tee Vaiksesse ookeani. Kui Taiwan oleks tema kontrolli all, ei saadaks Hiina lihtsalt laevu. Ta saaks ise reegleid kehtestada. Väin, Lõuna-Hiina meri, Jaapani, Lõuna-Korea ja Filipiinide kaubanduslikud eluliinid, kõik oleksid Pekingi kontrolli all. See ei kallutaks lihtsalt jõudude tasakaalu. See kirjutaks kaardi ümber, Hiina oleks keskmes. Mille peale on Hiina valmis panustama, et seda saavutada? Varsti näeme. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti muudab palju. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk. Seda kutsuti kunagi Ameerika Rivieraks. Nüüd on see 350 ruutmiili suurune haud kõrbes. Täna sureb Saltoni meri. Selle vesi kaob. Õhus ja siinsete inimeste kopsudes on mürgine tolm. Aga see on vaid pool loost, sest igal aastal pumbatakse maapõuest välja üle 400 miljoni dollari ja visatakse see kohe tagasi sinna, kust see tuli. Ja see võiks muuta kõike. Järv, mille kõik maha kandsid, võiks ümber kirjutada kogu maailma majanduse. Kuigi pind on läbikukkumine, on sellel hoopis midagi muud. Saltoni meri asub riftiorus. Maakoor on seal vaid mõne miili paksune. Miilide sügavusel soojendab magma kivimit ja selle sees lõksus olevat vett. Aastaid on seda soojust kasutatud geotermilise energia tootmiseks. Vesi see on mürgine, ülimalt soolane, kuid see on mineraalidest tulvil. Üks neist eriti liitium. Üks planeedi suurimaid leiukohti asub otse nende inimeste all, kes hingavad seda mürgist tolmu. Saltoni mere all olev liitiumi kogus võiks toita 375 miljonit elektrisõidukit. See on rohkem kui kõik Ameerika Ühendriikides olevad autod, veoautod ja maasturid kokku. Ja ometi asub see ühe Ameerika kõige mürgisema ja mahajäetuma piirkonna all. See ressurss on väärtuslik oma kontsentratsiooni tõttu. Osa soolveest on uskumatult mineraalirikas, muutes selle tõeliseks jackpotiks. Ja see asub otse suure tarbijaturu keskel. Maanteed, raudteeliinid ja logistika on juba olemas. Liitiumi maapõuest kättesaamise mehhanismid on seotud olemasoleva geotööstusega. Praegu ümbritseb järve lõunakallast 11 geotermilist elektrijaama. Need pumbavad ülisoojendatud soolvett pinnale, et kasutada auru.
Pärast soojuse eraldamist pumbatakse see lihtsalt koos umbes 21 500 tonni liitiumiga tagasi maa alla. Ameerika on igal aastal pumbanud $400 miljonit väärtuses liitiumi tagasi maa alla, kuid tegelikult poleks see vajalik. Lisades mineraalide eraldamise energiatsüklile langevad infrastruktuuri rajamise kulud märkimisväärselt. Kaevud on juba puuritud, pumbad juba töötavad. Eelsuuhjendatud soolvesi on juba pinnal. Eraldusmeetod kasutab olemasolevat geotermaalset infrastruktuuri ja eemaldab liitiumit tundidega, mitte aastatega. See on kiire, tõhus ja ei põhjusta traditsioonilise kaevandamisega kaasnevat hävingut. Ja see ei piirdu ainult liitiumiga. Mangaan, tsink, akuude ja elektrivõrgu energiasalvestuse jaoks olulised mineraalid. Äkitselt pole Saltoni meri enam lihtsalt mürgine järv, vaid nüüd on see ressurss. Üks ainus kõrbeala Californias võiks rahuldada suure osa ülemaailmsest nõudlusest. Praegu on liitium kaasaegse maailma kitsaskoht. Iga elektriauto aku vajab seda. Iga tuule- ja päikesepark sõltub sellest. Ilma stabiilse varustuseta satub üleminek fossiilkütustelt ummikusse. Kulud tõusevad hüppeliselt. Strateegilised haavatavused mitmekordistuvad. Saltoni mere leiu kohta ei ole lihtsalt järjekordne kaevandus. See võiks olla Ameerika akude tootmise tugipunkt, järgmise sajandi transpordikütus. Kontsentratsioonid on piisavalt kõrged, mahud piisavalt suured ja meetod piisavalt puhas, et küsimus ei ole enam kas, vaid kui kiiresti. Võidujooks Ameerika ressursside kasutuselevõtuks on alanud ja mina olen siin, et sellest kajastada. Kindlasti pane like, jaga ja telli kanal, nii ei jää sa ühestki arengust ilma. Imperiali maakond on üks California vaesemaid piirkondi. Töötuse määr püsib mõnes piirkonnas peaaegu 10% juures. Kuid nüüd seadusesse kirjutatav liitiumitulude süsteem võib seda igaveseks muuta. Uus aktsiis suunab 80% tulust otse maakonda tagasi. Ja kui tootmine saavutab prognoositud täismahu, võib liitiumi tootmine ise tuua aastas ligikaudu $2 miljardit brutotulu. Maakonna planeerijad prognoosivad juba 3 peamise projekti peale kokku 700 püsivat kõrgepalgalist töökohta. Operaatorid, tehnikud, hooldusmeeskonnad ning veel tuhanded inimesed ehituses ja tugiteenustes. Esimest korda on järve läbikukkumine ja selle potentsiaal samal bilansil. Seda muidugi juhul, kui kaevandamine tegelikult aset leiab. Peamine takistus praegu on inimeste arusaam. Inimesed on vaadanud seda basseini aastakümneid kui ökoloogilist surnuaeda ja jätnud täiesti märkamata selle all peituva tööstusliku tegelikkuse. Kaevandamistehnoloogia töötab, maa-alused varud on kinnitatud, tõeline väljakutse on selle tohutu tööstusliku pöörde elluviimine enne, kui turuvõimalus kaob. See ei seisne lihtsalt maa seest mulla väljakaevamises. Toores liitium on peaaegu kasutu. Sa ei saa töötlemata soolvee või purustatud kivimiga linna elektriga varustada ega elektriautot ehitada. Kes iganes metalli rafineerib, kontrollib kogu turgu. Liitium on olemas, aga riik, kes seda rafineerib, mitte kaevandab, on see, kes tegelikult võidab. Ja täna on see ülemaailmne kaart tugevalt kallutatud. Sellised riigid nagu Austraalia ja Tšiili domineerivad kaevandamises endas, kuid nad ei kontrolli turgu. Enamik tänapäeval tootmisliinidelt tulevatest akudest sisaldab liitiumi, mis on läbinud Hiina rafineerimistehase sõltumata sellest, kust maaki algselt kaevandati. Saltoni mere ollolev geotermaale soolvesi neutraliseerib just selle eelise. Hiina kontrollib liitiumi töötlemist samamoodi nagu OPEC kunagi kontrollis naftat. Saltoni meri on ainus kodumaine vara, millel on piisav mastaap selle sõltuvuse murdmiseks. Ei mingit ookeaniületust, ei välismaiseid tariife, ei ootamatuid hinnatõuse, mis käivituvad kusagil maailma teises otsas. Saltoni meri oma prognoositavas täismahus, umbes 200 000 tonni aastas, kataks mitme suure USA tehase kogu aastase liitiumi vajaduse ja jätaks veel ülejäägi elektrivõrgu salvestuseks. See ei tähenda ainult odavamaid akusid, see tähendab, et Ameerika tehased palkavad 10 000 töötajaid juurde. Järv, sellisena nagu see praegu on strateegiline vara. Kui Nevada turustas oma uut hübedat, ehitas osariik oma tööstustele juriidilise ja füüsilise kaitsekilbi. Californias on võimalus teha sama Saltoni merega. See võib muuta osariigi kõige unustatuma piirkonna selle kõige olulisemaks strateegiliseks keskuseks ja aeg on õige selle ärakasutamiseks. Saltoni meri on ainus koht, millel on geoloogiline potentsiaal selle saavutamiseks. Võidujooks selle ressursi kindlustamiseks on juba alanud.
raske tehnika liigub mööda järve lõunarannikut. 3 suurt ettevõtet võistlevad geotermaalse soolvee kasutuselevõtus, igaüks panustades miljardeid, et jõuda kaubandusliku mahuni enne, kui turg nad kõrvale jätab. Controlled thermal resources juhib laienemist. Nende Hell's Kitcheni operatsioon puurib sügavasse ülekuumendatud reservuaari, eesmärgiga toota patarei kvaliteediga liitiumi koos geotermilise energiaga 2020. aastate lõpuks. Selle varajase eelise saavutamine avaldab konkurentidele survet nende integreeritud mastaabile järele jõuda või riskida mahajäämisega. Energy Source Minerals kasutab teistsugust lähenemist, ammutades juba maapinnale toodud soolvett ja kasutades olemasolevat geotermilist infrastruktuuri. Energeetikaministeeriumi 1,36 miljardi dollari suurune kohustus 2025 aastal annab erasektori investoritele märku, et selles valdkonnas tehtavaid suuremahulisi inseneeriprojekte toetab nüüd föderaalne usaldus. Samal ajal on Berkshire Hathaway Energy investeerinud üle 40 miljardi dollari taastuvenergiasse ning haldab üht suurimat energiavõrku Ameerika Ühendriikides. See tähendab, et nad suudavad ressursse kiiremini ja odavamalt mobiliseerida kui väiksemad ettevõtjad. Need ei ole 3 eraldiseisvat panust. Need on 3 paralleelset joont samal maanteel. See, kes jõuab esimesena 20 000 tonnini, saab endale lepingud, mida teised peavad aastaid taga ajama. Föderaalvalitsus mõistab, kui palju on kaalul ja avaldab maksimaalset survet, et ajakava kiirendada. Need projektid on nüüd kiirendatud loamenetluses, sundides kõiki ametkondi tegutsema ühiselt ja kõrvaldades bürokraatia, mis tavaliselt Ameerika taristut takistab. Samal ajal rakendas California kohalikku maksustruktuuri, et stabiliseerida piirkonna poliitikat. Uus aktsiis suureneb otseselt toodetud liitiumi kogusega. 20% on seaduslikult eraldatud just Saltoni mere enda keskkonna taastamiseks. See tööstuslik kiirendus toimub, sest järgmise etapi tööstus on juba olemas. Kogu päikeserihmas avatakse massiliselt uusi akude tootmistehaseid. Nad vajavad kodumaist tarneahelat, mis oleks immuunne ülemaailmsete kaubandusvaidluste või meretranspordi häirete suhtes. Kui Imperial Valley tegevused saavutavad oma 2020. aastate lõpu tootmiseesmärgid, kindlustavad nad kogu Ameerika autotööstuse jaoks põhilised lepingud. Aga eksimisruumi pole üldse. Rahvusvahelised konkurendid ei peata omaenda laienemist. Kui Saltoni mereprojektid jäävad oma võimalustest ilma, kui rahastus kaob või kui ehitustööd peatuvad, hakkavad akutehased vaatama välismaale. Ülemaailmne turg nõuab kindlust. Ameerika Ühendriigid vajavad seda materjali, kuid miski seisab sellel teel ees. California. Osariigi regulatsioonisüsteem, mis võib isegi lihtsa ehituse venitada 10-aastaseks katsumuseks, seisab otse USA ja selle liitiumivarustuse täieliku kontrolli vahel. Iga viivitus siin pole lihtsalt bürokraatlik. See on strateegiline risk. Keskkonnaalased kohtuvaidlused on juba peatanud arenduse võtmefaasid. 2025 aasta lõpuks olid juriidilised kaebused aktiivselt sihikule võtnud sellised projektid nagu Hell's Kitchen. Põhiargument keskendub piirkonna põhilisele haavatavusele, vee kasutamisele. Vesikond kogeb praegu tõsist põuda. Isegi väga tõhus kaevandamine nõuab jahutamiseks ja keemiliseks töötlemiseks miljoneid galloneid vett. Kriitikud hoiatavad, et tööstusliku nõudluse lisamine kokku varisevasse järve võib viia Saltoni mere veelgi lähemale hääbumisele. Veekasutusõigused on kasvule karmiks füüsiliseks piiriks. Imperial Valley põllumeestel on suured eelisõigused Colorado jõe vee kasutamiseks, kuid 2026. aasta järgsete föderaalsete tegevusjuhiste järgi seisavad kõik jõe kasutajad silmitsi kärbetega. Saltoni meri eksisteerib tänapäeval ainult tänu nende samade farmide põllumajanduslikule äravoolule. Kui vesi suunatakse põldudel kõrgetehnoloogiliste rafineerimistehaste jahutamiseks, hakkab see järv kiiremini kahanema. Inimesed, kes on selle sureva järve ääres kõige kauem elanud, on nüüd 2 jagunenud. Mõned näevad päästet. Maksutulud võiksid lõpuks katta tõelise tolmutõrje ja elupaikade taastamise kulud. Teised näevad selles järjekordset tööstuslikku riski oma tervisele. Õhukvaliteedi, ohtlike jäätmete ja hõimude kultuuripaikadega seotud jätkuvad kaebused on juba Hell's Kitcheni mitu kuud edasi lükanud. Kohalikud rühmad muretsevad, et isegi suletud süsteemid võivad siiski eritada väheses koguses kemikaale või suurendada veoautode liiklusteedel, mis on juba plaia tolmuga kaetud. Lubadus 700 püsiva töökoha kohta on tõeline, kuid sama tõeline on ka hirm, et need töökohad tulevad elanike tervise arvelt. Osariigi liitiumiorgu plaan püüab leida tasakaalu. Rohkem raha kohaliku kahju leevendamiseks, ühine nõuandekomisjon
kuid usaldust napib pärast aastakümneid kestnud katkenud taastamislubadusi. Isegi väikesed kaevud võivad kahjustada maad, mis on põlvkondade kaupa seal elanud kogukondade jaoks püha. Lisaks vee küsimusele on tavapärased loamenetluse takistused endiselt suur riskitegur. 2025 aasta alguses peatas Berkshire Hathaway Energy selgesõnaliselt mitu oma geotermilise energia laiendusprojekti, tuues põhjuseks lubamatult pikad lubade väljastamise viivitused ja tõsised infrastruktuuri kitsaskohad. Need halduslikud kitsaskohad võivad lükata 2020. aastate lõppu planeeritud käivituse 2030. aastatesse. Turul, mis liigub nii kiiresti, on 5-aastane viivitus sama, mis läbikukkumine. Kui need operaatorid suudavad edukalt kohtuvaidlused lahendada, tagada oma veekasutusõigused ja alustada tootmist 2020. aastate lõpuks, muutub maailma strateegiline olukord oluliselt. Aga kui regulatiivsed takistused võidavad, sulgub see aken jäädavalt. Globaalne akude tööstus jätab lihtsalt Ameerika Ühendriigid kõrvale. Riigi puhta energia tulevik jääb sõltuma imporditud liitiumist, jättes elektriautode tootjad ja võrguprojektid haavatavaks viivitustele, hinnatõusudele ja välismaistele kitsaskohtadele. 30 aastat ignoreeriti Saltoni merd. See oli ökoloogiline katastroof, mis ootas lahendust, mida kunagi ei tulnud. Nüüd on just see läbikukkumine vajalik tingimus tohutuks tööstuslikuks taassünniks. See sunnib maastikku täielikult ümber kujundama. Kõrb ei oota ja Hiina kindlasti ka mitte. Aga kas Ameerika ootab? Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Madbackis. Praegu on 20% kogu planeedi naftatarnest lõksus. See on pantvangis tillukese veeriba taga, mis on nii väike, et võiksid selle kaardil kergesti märkamata jätta. Hormuzi väin. Iga päev peaksid tohutud tankerid, mis veavad miljoneid barreleid kütust, läbi pressima sellest 21 miili pikkusest koridorist. Või vähemalt nad peaksid. Üleöö sulgesid sõjalöögid ja meremiinid selle veetee, muutes selle hetkega planeedi kõige ohtlikumaks paigaks. Tundub, et see peaks olema võimatu. Kuidas ei ole olemas alternatiivset marsruuti või varuplaani? Kui globaalsed tarneahelad nii kiiresti kokku kukuvad, nõuab avalikkus kohe lahendust. Me lõikame läbi mägede, et ehitada Panama kanal. Me muudame kõrbe maastiku Suessi jaoks. Kui inimkonna ellujäämine sõltub nii kitsast lõhest, et sellest saab üle vaadata, siis miks ei võiks maailma rikkaimad riigid lihtsalt kaevata kanali või leida mingi muu tee sellest mööda? Sest Hormuzi väina ümbersõitmine on palju enamat kui lihtsalt pinnase liigutamine. Ja sai isegi, kui me viiksime ellu inimkonna ajaloos suurima ehitusprojekti, ei päästaks see meid tegelikult. Pärsia lahes on tohutu lõks, mis ootab vaid, et keegi sinna sisse kukuks. Pärsia laht on erinev kõigist teistest kohtadest planeedil. Paljud seda ümbritsevad riigid kuuluvad maailma suurimate naftatootjate hulka. Saudi Araabia, Iraan, Iraak ja Araabia Ühendemiraadid pumpavad iga päev koos 10 miljoneid barreleid naftat liivast välja. See on hoomamatu kogus vedelat energiat, piisav selleks, et hoida kontinente soojas, kaubalaevastike vee peal ja kogu maailma elektrivõrku töös. Pajuski on see moodsa maailma tuksev süda, kuid selle geograafias on saatuslik disainiviga. Siin ongi konks. Pärsia laht on sisuliselt suletud bassein, millel on vaid üks kitsas sisse- ja väljapääs. See ongi Hormuzi väin ise. See eristab seda paljudest teistest lahtedest maailmas. Näiteks Mehhiko lahel on mitu suurt avaust ja võimalust laevadel sinna sisse ja sealt välja sõita. Näiteks Florida ja Kuuba vahel või Mehhiko ja Kuuba vahel, edasi Kariibi merele ja Atlandi ookeanile. Pärsia laht on väga erinev. Siin peab iga laev, kaasa arvatud need tohutud naftatankerid, mis hoiavad maailma majandustöös, piirkonnast lahkumiseks läbima Hormuzi väina. Erandeid ega alternatiive pole ja just see teebki sellest nii strateegilise kitsaskoha. See kitsaskoht, mille kaudu liigub sisuliselt 20% maailma naftast ja samuti 20% maailma veeldatud maagaasi ehk LNG kaubandusest. Asja teeb veel hullemaks see, et väin pole mitte ainult kitsas, vaid ka väga rangelt kontrollitud. Kõik laevad, mis läbivad seda veeteed, peavad liikuma mööda 2 laevateed. Üks väljaminevale ja teine sisse tulevale liiklusele.
kumbki vaid 2 miili laiune ning neid eraldab 2 miili laiune keskjoon. Iraan tunneb neid laevateid hästi. See teab täpselt, milliseid teid laevad kasutavad ja teab ka täpselt, kuidas neid häirida. Iraanil pole isegi vaja kogu väina sulgeda. See võib lihtsalt keskenduda neile kitsastele laevateedele, katkestades suure osa kaubandusest sõna otseses mõttes üleöö. Ja just seda nad tegidki. Saistes silmitsi miinide, rakettide, droonide ja muu ohuga lõpetasid paljud laevad Hormuzi väina läbimise. Ettevõtted ei soovinud võtta riski panna nii kallid varad kui ka kümnete meeskonnaliikmete elud ohtu ning kindlustusandjad olid palju vähem valmis kindlustama laevu, mis pidid selle teekonna ette võtma. Selle tulemusena tõusid naftahinnad hüppeliselt ning terve mandrite majandused liikusid suure sammu võrra lähemale enneolematu korgpõlvkonnas toimuva kriisi poole. Teate küll seda tüüpi kriisid, mis on minu enda põlvkonna jooksul juhtunud vähemalt 4 korda. Ja kõik see ühe veeriba tõttu. Loomulikult on esimene küsimus, miks me siis lihtsalt sellest mööda ei saa minna? Lõppude lõpuks oleme varemgi sarnaseid asju teinud. Sajandeid hoidis geograafia ülemaailmset kaubandust pantvangis. Varem pidid laevad sõitma ümber kogu Aafrika, läbides sõna otseses mõttes 1000 miile ja veetes nädalaid merel, et vedada kaupa Euroopa ja Aasia vahel. Paljud laevad ja meeskonnad hukkusid, kui nad üritasid läbida kurikuulsat Hea Lootuse neeme Lõuna-Aafrika lõunatipus, kus ohtlikud hoovused ja halb ilm lõid surmavad meresõidutingimused. Seal oli ka piraatlust, lugematul hulgal juhtumeid, kus laevu rünnati või kaaperdati ja last varastati. Kuid sajandeid oli see marsruut sõna otseses mõttes ainus elujõuline võimalus viia laevu Aafrika ühest servast teise, kuni inimesed otsustasid sellega midagi ette võtta. 1869. aastal, pärast 10 pikka aastat ehitustöid ja kõrbe ümberkujundamist, avati Suessi kanal, mis ühendas Punase mere ja Vahemere ning pakkus uue läbipääsu Aafrika mandri ümber. See lühendas marsruute tuhandete miilide ja tervete nädalate võrra ning andis rahvusvahelisele kaubandusele enneolematu ja hindamatu tõuke. Tänapäeval läbib kanalit endiselt umbes 12–14% maailma kaubandusest. Ameerikas oli laevadel, kes soovisid Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani jõuda, ainus tõeline võimalus sõita ümber kogu Lõuna-Ameerika. Laevad pidid navigeerima tormistel vetel, kõrgetes lainetes ja tugevates tuultes Lõuna-Ameerika lõunaranniku lähedal, sellistes piirkondades nagu Horni neem ja Drake'i väin. Seega lõikasid Ameerika Ühendriigid otse läbi Kesk-Ameerika ning 1914 aastal avati Panama kanal, mis vähendas koheselt ja märkimisväärselt aega, mis kulus laevadel Ameerika ühelt poolt teisele jõudmiseks. Ajalugu tõestab, et kui mereline kitsaskoht ohustab meie ellujäämist, suudame muuta terve mandri. Nii et kui Hormuzi väina ümber on nii palju draamat, siis miks me ei võiks teha sama? Lahendus Pärsia lahe kriisile tundub ilmne, kuid Lähis-Ida ei allu meie insenerilahendustele. Kui vaatame tagasi Suessi ja Panama kanalitele, siis mõlemad ehitati üsna ilmsetesse kohtadesse. Enne Suessi kanali rajamist oli sellise rajatise jaoks sobiv koht olemas, sest Punase mere põhjaots oli vaevalt 100 miili kaugusel Vahemere lõunarannikust. Asjatundjad teadsid, et see nõuab tohutult aega ja raha, kuid kanali rajamise idee siia oli vähemalt loogiline. Sama oli ka Panamas, kus vaid 50 miili maad eraldasid ühel pool Vaikse ookeani ja teisel pool Kariibi mere. Isegi juhuslik vaatleja võis kaardile vaadates näha, et see oli ideaalne koht läbipääsuks, mis ühendaks ühe veekogu teisega. Pärsia laht on hoopis teine lugu. Laht on peaaegu täielikult suletud. See on nagu tupiktänav, kust pääseb välja ainult läbi Hormuzi väina ja Omaani lahe, enne kui vesi voolab edasi Araabia merre. Põhjas asub Kaspia meri, mis on maismaaga ümbritsetud veekogu. Sealt pole abi ja isegi sinna jõudmiseks tuleks ehitada kanal, mis ulatuks 100 miilide kaugusele läbi peaaegu kogu Iraani. Arvestades, miks väin praegu suletud on, pole see ilmselgelt võimalik. Läänes on Vahemeri, kuid ka see on Pärsia lahega ühendamiseks liiga kaugel. Nende kahe ühendamiseks tuleks ehitada kanal läbi mitme riigi, tõenäoliselt Iraagi, Jordaania ja võib-olla ka Süüria ja Liibanoni või Iisraeli.
see nõuaks aastakümnete pikkust tööd ja hindamatult palju raha. Seega pole ka see realistlik valik. Selles väinas on sadu miile maad, mis kuulub mitmele erinevale riigile. Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Omaan ja Jeemen. Kõik asuvad Pärsia lahe ja Aadeni lahe või Araabia mere vahel. Aga mis siis, kui me ikkagi tahaksime proovida? 2015 aasta septembris. Uuringus tehti ettepanek rajada 950 kilomeetri pikkune kanal, mis algaks Saudi Araabia rannikult vahetult lõuna pool Katari, ületaks riigi ja läheks üle piiri Jeemenisse, lõppedes Jeemeni rannikul. Kogu projekti maksumuseks hinnati $80 miljardit ja see oli veel optimistlik hinnang. Uuringu autorid märkisid siiski, et kanali pikkade kallaste mõlemale poole võiks rajada ka uusi veeäärseid väikelinnu, linnu ja kuurorte. Sellest pole pärast seda eriti midagi kuulda olnud ja tõenäoliselt on see läinud sama teed nagu Line ja Vegase ring. Ei, tundub, et kogu laht on tegelikult tupik. Pole alternatiivseid marsruute, pole salajasi läbipääse, pole kitsaid maaribasid, mis eraldaksid seda mõnest teisest olulisest veekogust ja pole ka ilmseid kohti kanali ehitamiseks. Välja arvatud üks geograafiliselt mikroskoopiline erand. Musandami poolsaar. Võib väita, et ainus vähegi realistlik ettepanek oleks ehitada üle poolsaare kanal. See karm mägine maatükk, mis ulatub Hormuzi väina ja on jagatud Omaani ja Araabia Ühendemiraatide vahel, kusjuures põhjaosas asub Omaani eksklaav. Oma kitsaimas kohas on Musandami poolsaar vaid mõnekümne miili laiune. Lihtsalt kaeva sinna kraav läbi ja sa väldid täielikult Iraani sõjaväge. Paberil ei kõla see projekt kuigi erinevalt näiteks Suessi või Panama kanalitest. Suhteliselt tühike veetee, mis tühistaks Hormuzi väina mõju ja tähtsuse, vähendades oluliselt Iraani võimet takistada naftavoolu Euroopasse ja mujale. Aga see ei ole Egiptuse pehme liiv, kuhu ehitati Suessi kanal, ega ole see midagi Panama sarnast. Poolsaar on erakordselt järskude, kiviste ja karmide mägede kindlus, millest mõned nagu Jabal al-Harim ulatuvad üle 6000 jala merepinnast kõrgemale. Need mäed katavad kogu poolsaare, mistõttu on see nii hõredalt asustatud piirkond, kust leidub vaid väikeseid asulaid ja külasid siin-seal. Mäetippude varjus, koos rannikul asuva Hassabi oaasiga, mis asub poolsaare põhjaservas. Siia kanali rajamine ei oleks mitte ainult hämmastav kaasaegse inseneritöö saavutus, vaid oleks lausa ime. Kuigi võib tunduda, et Musandami poolsaare ületamiseks oleks vaja vaid 50 või 60 miili pikkust kanalit, ei toimiks see tegelikkuses nii. Ehitusmeeskonnad peaksid läbi paksu kivimi kaevuma, mis ulatub miilide kaupa poolsaare ühest servast teise. Terved mäed tuleks maa pealt minema pühkida. Karmi ja ebasõbraliku maastiku tõttu ei oleks ehitajad isegi siis, kui nad leiaksid viisi selle läbimiseks, suutnud teha lihtsat sirgjoonelist kanalit ühest servast teise. Nad peaksid siin-seal vasakule ja paremale pöörama vastavalt piirkonna looduslikele kontuuridele. 50-miiline ümbersõit muutub äkitselt mitmesaja miili pikkuseks labürindiks. See muudaks selle palju keerulisemaks kui näiteks Suessi kanal, mis ulatub umbes 120 miili pikkuseks, või Panama kanal, mis on 50 miili pikk. Ja A-keerukusega kaasneb loomulikult ka kulu. Suessi kanal maksis umbes $100 miljonit, mis tänapäeva rahas oleks umbes $2 miljardit. USA kulutas Panama kanali ehitamiseks umbes $375 miljonit, mis tänapäeval oleks umbes $8 või $9 miljardit. Seda laiendati ka umbes $5 ja veerandi miljardi eest 2000-ndate lõpust kuni 2010-ndateni. Kanaal üle Musandami poolsaare ei maksaks vaid mõnda miljardit dollarit. See ei maksaks ka mõndakümmet miljardit. Sellise mastaabiga projekt läheks maksma vähemalt $100 miljardit. Mõned hinnangud ütlevad, et see summa võib ulatuda isegi $200 miljardi või rohkemgi. Ja see on ainult ehitamise hind. See number ei arvesta isegi lisakuludega, nagu hooldus või turvalisus. Ja lisaks on veel suur kõrguserinevuste probleem. See pole sugugi nagu Egiptuses, kus maa, millele Suessi kanal ehitati, oli ühelt poolt teisele enamasti tasane.
Tänu sellele ei vaja Suessi kanal ühtegi lüüsi, sest pole vaja laevu erinevates kohtades üles või alla tõsta. Nad lihtsalt sõidavad läbi. Kanal läbi Omaani või Araabia Ühendemiraatide ei toimiks nii. Kuna maastik muutub seal nii palju, oleks vaja suurt ja keerulist lüüside süsteemi, et aidata laevadel reisi jooksul tõusta ja laskuda. Lüüsid vajavad vett, tohutul hulgal vett. Ja see on üks planeedi kõige kuivemaid piirkondi. See tekitab terve hulga uusi väljakutseid. Näiteks, kust tuleks vesi lüüside täitmiseks? Kuidas seda hooldataks? Kuidas kanal tuleks toime intensiivse kuumuse, päikesepaiste ja põuaperioodidel? Need ei ole väikesed ebamugavused ega tühised probleemid. Need on põhimõttelised takistused, mis muudavad kogu Musandami kanali kontseptsiooni pigem muinasjutuks kui realistlikuks ettepanekuks. Aga oletame arutelu huvides, et see siiski ehitatakse valmis. Kuidagi leitakse lahendus kõigile probleemidele. Raha leitakse piisavalt. Ja aastate või tõenäolisemalt aastakümnete pikkune ehitus ühendab lõpuks Pärsia lahe Omaani lahega, andes laevadele elujõulise alternatiivi Hormuzi väinale. On siiski veel üks probleem, mis võib kogu projekti põlvili suruda. Ja see on julgeolek. Isegi kui see kanal, ainus tõeliselt elujõuline võimalus, tehtaks valmis, ei oleks see tegelikult Iraanist palju kaugemal kui Hormuzi väin. Ja täpselt nagu väin oleks see suhteliselt kitsas kindlate marsruutidega, mida laevad peaksid järgima, et teisele poole jõuda. Teisisõnu, sellel oleksid täpselt samad nõrkused nagu väinal. Ja seda oleks sama lihtne häirida või blokeerida. Võib-olla isegi lihtsam. Kõik, mida oleks vaja, on mõned hästi paigutatud raketid või isegi raketirünnaku ähvardus, et vallandada järjekordne rahvusvaheline kriis. Äkitselt oleksid täpselt samad probleemid, mida on nähtud Hormuzi väinas, tuntavad ka Musandami kanalis. Laevad kardaksid taas mööda seda kanalit sõita. Kindlustusandjad ei oleks jälle nõus kindlustuskaitset pakkuma. Ja 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist jääks taas lahepiirkonda kinni, olles suutmata jõuda riikideni, kes sõltuvad sellest oma tööstuse ja majanduse käigus hoidmiseks. Kanaalist saaks lihtsalt järjekordne kitsaskoht, mille ehitamine maksab $100 miljardit või rohkem ning nõuab aastaid aega, pingutust ja ressursse. Kui $100 miljardi suuruse kanali matemaatika ei klapi, küsib avalikkus, miks üldse laevu kasutada? Miks mitte lihtsalt pumbata nafta üle maa hiiglaslike torujuhtmete kaudu otse Punasesse merre või teistesse suurtesse veekogudesse või isegi otse Euroopa riikidesse? Selliseid torujuhtmete ulatuslikke võrgustikke on juba olemas, mis viivad välja näiteks Saudi Araabiast ja Araabia Ühendemiraatidest. Näiteks ida-lääne toornafta torujuhe, tuntud ka kui petroline, ulatub ligi 1200 kilomeetrit Saudi Araabia idaosast Punase mereni. Ainus probleem on see, et isegi kõige pikematel ja suurematel torujuhtmetel on oma piirangud. Isegi kõige suuremad torujuhtmed suudavad naftat transportida vaid mõne suure tankeri päevase koguse ulatuses. Ja kui tingimused on head, läbib väina päevas üle 100 tankeri. Nii et nad ei suuda konkureerida selle tohutu nafta kogusega, mida ülisuurte toornaftatankerid suudavad vedada. Neid on ka väga kallis ehitada, laiendada ja hooldada ning need on väga haavatavad rünnakute või sabotaaži suhtes. Need võivad aidata, kuid nendele ei saa loota, et nad lihtsalt asendaksid nafta merekaubandust. Sellepärast ongi Hormuzi väin nii väärtuslik. Sest hoolimata mõnest ambitsioonikast ideest ja huvitavatest hüpoteetilistest projektidest ei ole tegelikult alternatiivi olemas. Nii suur osa maailma naftakaubandusest ja majandusest toetub täielikult ja ainult sellele ühele veeteele. Ja tegelikult on väga vähe, mida me saame selle muutmiseks teha. Hormuzi väin on palju enamat kui lihtsalt tee ühest veekogust teise. See on geopoliitiline survepunkt, koht, kus isegi väiksemad piirkondlikud pinged võivad omada ülemaailmseid tagajärgi. Kus inimesed teisel pool maailma võivad tunda sõja mõjusid oma igapäevaelus mitmel erineval moel. Ja kus geograafia rohkem kui ükski teine tegur määrab ära, mis on võimalik ja mis mitte. Nii et hoolimata inimkonna paljudest saavutustest, seni kuni nafta asub Pärsia lahes, jääb maailmamajandus geograafia pantvangiks.
Et paremini mõista, mis täna toimub, vaata videot Miks iga Araabia riik kardab Iraani. Ja ära unusta ka kanalit tellida ja videot laikida, see tõesti teeb suurt vahet. Näeme järgmine kord. Mehhiko kartellikriis ei ole lihtsalt kuritegevuse probleem. See on riikliku julgeoleku katastroof. 2024. aasta seisuga kontrollivad kartellid tõhusalt 30–40% Mehhiko territooriumist, kusjuures mõned piirkonnad tegutsevad täielikult väljaspool valitsuse mõju. Ja vägivald on jahmatav. Alates 2017 aastast on igal aastal üle 30 000 mõrva ning ametlikult on kadunuks kuulutatud üle 110 000 inimese. Tõenäoliselt on veel palju rohkem inimesi maetud massihaudadesse. Narkokaubandus, inimsmugeldamine, väljapressimine ja kartellisõjad on muutnud Mehhiko üheks maailma ohtlikumaks riigiks. Aga kuidas me siia jõudsime? Ja mida toob tulevik? 1980-ndatel ja 1990-ndatel domineerisid Ameerika narkokaubanduses Colombia kartellid, eriti Medellini ja Cali kartellid. Need organisatsioonid olid meistrid kokaiini tootmises ja salakaubaveos, smugeldades seda Kariibi mere kaudu Ameerika Ühendriikidesse. Kuid siis hakkas kõik muutuma. 1993 aastal tähistas Pablo Escobari surm suurt lööki Medellini kartellile ning USA õiguskaitseorganid avaldasid narkokaubitsejatele üha suuremat survet merepatrullidega. Kui kokaiini liigutamine Kariibi mere kaudu muutus raskemaks, hakkasid Colombia kartellid otsima uusi viise oma kauba transportimiseks ning Mehhiko maismaateedest sai uus marsruut. Alguses olid Mehhiko kartellid vaid vedajad, kuid kui nad hakkasid rohkem kokaiini käitlema, võtsid nad kogu operatsiooni üle, alates tootmisest kuni levitamiseni. See võimuvahetus tähistas Mehhiko tõusu algust narkokaubanduse peamise tegijana. 1990-ndate lõpuks ja 2000-ndate alguseks polnud Mehhiko kartellid enam lihtsalt vahendajad. Nad olid kasvanud ülemaailmseteks kuritegelikeks impeeriumideks, kontrollides mitte ainult narkokaubandust, vaid ka inimsmugeldamist, väljapressimist ja relvaäri. Üks suurimaid nimesid sellel uuel Mehhiko kartellide ajastul on Sinaloa kartell, mida juhtis kurikuulus Joaquin El Chapo Guzman. Tema juhtimisel sai Sinaloast maailma võimsaim narkokaubandusorganisatsioon. Asi polnud enam ainult kokaiinis. Sinaloa spetsialiseerus heroiinile, metamfetamiinile ja fentanüülile, tegutsedes enam kui 40 riigis. Kuigi El Chapo tabati ja saadeti Ameerika Ühendriikidesse, on tema kartell endiselt suur jõud, osaliselt tänu tema poegadele, kes jätkavad pereäri. Sinaloa on olnud võtmetähtsusega Ameerika Ühendriikide fentanüüliga üleujutamises. Fentanüül on sünteetiline opioid, mis on 50 korda tugevam kui heroiin. Nende ulatuslik tunnelite kasutamine USA ja Mehhiko piiri all, mõjuvõim õiguskaitseorganite üle ning võime kohaneda on hoidnud neid mängu tipus. Siis on veel Jalisco uue põlvkonna kartell ehk CJNG, mis on viimase 10 jooksul kiiresti tõusnud. See on tuntud oma äärmusliku vägivalla ja halastamatute taktikate poolest. CJNG sõjaväelise stiiliga operatsioonid, sealhulgas varitsused, hukkamised ja suure tulejõuga relvade kasutamine on muutnud selle üheks maailma ohtlikumaks kuritegelikuks organisatsiooniks. See kartell on võtnud üle fentanüüli tootmise, mis on põhjustanud Ameerika Ühendriikides vapustavalt palju surmajuhtumeid. Selle uimastiga on seotud ainuüksi 70 000 kuni 80 000 surma. CJNG jõhkrad meetodid on osa nende identiteedist ning nad on saanud tuntuks mitte ainult rivaalsete kartellide, vaid ka tervete kogukondade terroriseerimise poolest. Kartell on muutunud nii võimsaks, et võimud on nimetanud seda üheks suurimaks ohuks nii Mehhikole kui ka Ameerika Ühendriikidele. Teine oluline tegija on Lahe kartell, mis on üks Mehhiko vanimaid ja kõige väljakujunenumaid organisatsioone. Lahe kartell kontrollis kunagi olulisi salakaubateid, mis viisid narkootikume Kolumbiast läbi Mehhiko Ameerika Ühendriikidesse. Tänapäeval tegeleb see aga rohkem inimkaubanduse, väljapressimise ja muu ebaseadusliku tegevusega, eriti USA ja Mehhiko piiril. Kuigi Lahe kartell on kaotanud suure osa oma endisest võimust uuematele ja vägivaldsematele kartellidele nagu CJNG ja Sinaloa, on see endiselt jõud, millega tuleb arvestada. Sisemised lõhed ja õiguskaitseorganite surve on sundinud Lahe kartelli taktikat muutma, kuid see omab endiselt märkimisväärset mõjuvõimu teatud piirkondades. Siis on veel Los Zetas, mis loodi algselt Lahe kartelli sõjaliseks tiivaks. Asia jooksul eraldusid nad ja said kurikuulsaks oma äärmise jõhkruse poolest. Massimõrvad, pea maharaiumised ja hirmu äratavad vägivallaaktid said nende kaubamärgiks.
Zetast kardeti kunagi nende väga organiseeritud ja tõhusa sõjalise taktika kasutamise pärast, mis tegi neist ühe kõige hirmuäratavama kartelli Mehhiko ajaloos. Kuid nagu paljud vanemad kartellid, kannatasid ka Los Zetas lõpuks sisemise killustumise ja võimude jõuliste mahasurumiste tõttu. Hoolimata nende allakäigust tegutsevad Zetase jäänused endiselt, tegeledes sageli väljapressimise, inimröövi ja muu vägivaldse kuritegevusega. Michoacanis on 12 rühmitust, La Familia Michoacana ja Los Viagras endale oma territooriumid välja võidelnud. La Familia Michoacana esitles end algselt kui rühmitus, millel on pseudoreligioosne ideoloogia ja mis väitis, et kaitseb kohalikke kogukondi, kuid nad said kiiresti tuntuks oma vägivalla poolest. Los Viagras kerkisid esile rivaalitseva rühmitusena, sattudes sageli kokkupõrgetesse Sinaloa kartelli ja CJNG-ga piirkonna kontrolli pärast. Mõlemad need rühmitused on tugevalt seotud sünteetiliste uimastite nagu metamfetamiini tootmisega ning on tuntud väljapressimise, inimröövide ja jõhkrate taktikate poolest, et säilitada kontroll oma territooriumide üle. Nende kartellide tõus on avaldanud laastavat mõju nii Mehhikole kui ka Ameerika Ühendriikidele. Mehhikos on narkokartellide vägivald tõusnud kujuteldamatule tasemele. Alates 2006 aastast, kui valitsus alustas organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, on tapetud üle 400 000 inimese. Terved kogukonnad on lõhki rebitud ja paljud tsiviilisikud on sattunud kartellisõdade tulevahetusse. Linnad ja asulad on nende võimsate rühmituste kontrolli all ning korrakaitsjad on sageli nende arvukuse ja ressursside tõttu ülekoormatud. Ameerika Ühendriikides on opioidikriisi süvendanud fentanüüli jõudmine turule. Selle tagajärjel on üledoosidest tingitud surmad hüppeliselt kasvanud ning fentanüül on nüüd alla 50-aastaste ameeriklaste seas üks peamisi surmapõhjuseid. Need kartellid, kellel on ulatuslikud tegevused, on sellele rahvatervise hädaolukorrale oluliselt kaasa aidanud. Võimu üleminek Kolumbia kartellidelt Mehhiko organisatsioonidele on narkokaubandust põhimõtteliselt muutnud. Kolumbia kartellid võisid olla kokaiinikaubanduse kuningad, kuid Mehhiko kartellid on rajanud oma impeeriumi mitte ainult kokaiinikaubanduse ülevõtmisega, vaid ka laienedes sünteetiliste uimastite nagu fentanüüli ja metamfetamiini turule. Nad on kohanenud, arenenud ja muutunud mitmekülgseteks kuritegelikeks organisatsioonideks. Hoolimata jätkuvatest jõupingutustest nende vastu võidelda, õitsevad need kartellid endiselt. Kuna olukord nii Mehhikos kui ka USAs muutub üha tõsisemaks, on üks asi selge. Võitlus nende kartellide vastu pole kaugeltki läbi. Mehhikos ei ole kartellid lihtsalt narkokaubitsejate rühmad, vaid nad tegutsevad pigem varivalitsustena. Iga kartell valitseb kindlaid territooriume sellise kontrolli ja mõjuga, mis võib konkureerida isegi riigiga. Need kuritegelikud impeeriumid on jaganud riigi piirkondadeks, kus nad on spetsialiseerunud kõigele, alates narkootikumide tootmisest kuni väljapressimise, inimkaubanduse ja isegi kütusevarguseni. Sinaloa kartell on üks maailma võimsamaid ja tuntumaid organisatsioone ning selle mõju ulatub üle kogu Mehhiko ja kaugemalegi. Peamiselt Sinaloa piirkonnas baseeruv kartell kontrollib olulisi narkokaubanduse marsruute, eriti neid, mida kasutatakse kokaiini ja fentanüüli vedamiseks USA'sse. Sinaloa kartelli jaoks on narkokaubandus ülemaailmnääri. Neil on ulatuslikud ülemaailmsed võrgustikud ning nende võime keerulistes salakaubateede võrgustikes orienteeruda on hoidnud neid kartellide maailmas tipptegijate seas. Lääne-peepoolse Jalisco osariigis valitseb ülekaalukalt Jalisco uue põlvkonna kartell ehk CJNG. See kartell on kurikuulus oma vägivaldsete taktikate poolest, sealhulgas otseste kokkupõrgete poolest Mehhiko valitsusega. CJNG on kiiresti kasvanud üheks kõige ohtlikumaks ja mõjukamaks kartelliks riigis. Kuigi nad tegelevad erinevate ebaseaduslike tegevustega, tuleb nende peamine sissetulekuallikas metamfetamiini tootmisest. Jalisco on muutunud metamfetamiini tootmise epitsentriks Mehhikos ning CJNG tegevus hõlmab suuri alasid osariigis, kus nad kontrollivad nii tootmist kui ka levitamist. Kartelli vägivald ei ole suunatud ainult rivaalkartellide vastu. Nad on sihikule võtnud õiguskaitseorganite ja valitsuse ametnikud, tegutsedes jõhkralt ja tõhusalt, kasutades sageli sõjaväelisi operatsioone oma ülemvõimu kehtestamiseks. Ida poole liikudes on Tamaulipas lahinguväli, kus kontrolli pärast võitlevad Lahe kartell ja Zetase jäänused. Kuigi need rühmitused ei ole enam nii domineerivad kui varem, kontrollivad nad endiselt peamisi salakaubateid ja ebaseaduslikke ettevõtmisi. Tamaulipas on tuntud oma seotuse poolest inimkaubanduse ja kütusevargustega. Need kartellid kasutavad sageli ära kõige vaesemaid piiriäärseid piirkondi, et smugeldada inimesi USA'sse ning nad on teeninud miljardeid ebaseaduslikest kütusevargustest.
lahe kartelli kontrolli sellele piirkonnale aitab kaasa nende ligipääs olulisele infrastruktuurile, nagu torujuhtmed ja jaotusvõrgud. Samal ajal kasutavad Zetas, kes olid algselt Mehhiko eriüksustest lahkunud sõdurite poolt loodud paramilitaarne rühmitus, jätkuvalt jõhkrat vägivalda, et säilitada kontrolli selle piirkonna üle. Michoacanis, mis on põllumajandusressursside poolest rikas piirkond, võistlevad mitmed kartellid ülemvõimu nimel. Kuid CJNG, Los Viagras ja La Familia Michoacana on peamised tegutsejad. Kuigi need rühmitused tegelevad mitmesuguste kuritegelike tegevustega, on üks nende tulusamaid ettevõtmisi kohalike avokaado ja laimi kasvatajate väljapressimine. Need põllukultuurid on piirkonna majanduse jaoks hädavajalikud ning kartellid on tuntud selle poolest, et nad nõuavad põllumeestelt kaitseraha, kasutades oma nõudmiste jõustamiseks sageli vägivalda. Lisaks väljapressimisele on need rühmitused tugevalt seotud metamfetamiini tootmisega ning paljud Michoacani maapiirkonnad toimivad selle narkootikumi salalaboritena. Piirkonda vaevav vägivald ja väljapressimine on muutnud kohalike elanike elu üha raskemaks, sest nad satuvad sageli konkureerivate kartellide tulevahetuse keskele. Guerreros on olukord samas sünge. See osariik on tuntud oma heroiini tootmise poolest ning mitmed kartellid, sealhulgas Guerrero Unidos, mis on Beltran leivaorganisatsioonist lahku löönud rühmitus, võitlevad selle tulusa tööstuse kontrolli pärast. Guerrero on üks peamisi piirkondi Mehhikos, kus kasvatatakse moone, millest hiljem tehakse heroiini. Need kartellid kontrollivad mitte ainult tootmist, vaid ka uimasti salakaubavedu USA-sse ja teistele turgudele. Heroiniäri Guerrero piirkonnas on nii domineeriv, et sellest on saanud peamine sissetulekuallikas paljudele piirkonna kuritegelikele rühmitustele, kes kasutavad oma võimu kohalike kogukondade üle valitsemiseks. Heroiiniäriga seotud vägivald on viinud pidevate konfliktideni, kus rivaalitsevad kartellid võiklevad kontrolli pärast moonikasvatuse piirkondade ja salakaubateede üle. Iga üks neist piirkondadest toimib peaaegu nagu omaette riik, kus kartellid tegutsevad varivalitsustena. Nad maksustavad kohalikke ettevõtteid, panevad oma seadusi maksma ja lahendavad isegi kogukonna sees tekkivaid vaidlusi. Näiteks kui kohalik poepidaja keeldub kartellile kaitseraha maksmast, võivad tagajärjed olla surmavad. Kartellidel on oma jõustamismehhanismid, kasutades sageli vägivalda, et säilitada kontrolli ja hoida tsiviilelanike kuulekuses. Olgu selleks inimröövid, peamaha raiumised või massimõrvad, on kartelli meetodid nii jõhkrad kui ka tõhusad. Mõnes piirkonnas tegutsevad kartelliliikmed de facto võimudena, pakkudes kaitset lojaalsuse ja raha eest, samal ajal karistades kõiki, kes julgevad neile vastu astuda. Võim, mida need kartellid oma territooriumitel omavad, on otsene väljakutse Mehhiko riigile, mis on raskustes olnud kontrolli taastamisega piirkondades, kus kuritegelikud organisatsioonid domineerivad. Kartellid on hästi varustatud, sageli paremini relvastatud ja rahastatud kui kohalikud korrakaitseorganid. Neil on ka ulatuslik võrgustik korrumpeerunud ametnike oma palgal, mis teeb valitsusel nende tegevuse ohjeldamise veelgi raskemaks. Selles maailmas ei ole kartellid lihtsalt kurjategijad. Nad on oma valdustes valitsejad. Nad määravad, mis nende territooriumil toimub ja nende mõju ulatub narkokaubandusest palju kaugemale. Alates talunike väljapressimisest kuni inimkaubanduse juhtimiseni on nende kartellide võim absoluutne. Paljudele nendes piirkondades elavatele mehhiklastele on elu kartellide kontrolli all muutunud karmiks reaalsuseks, kus muutuse lootust on vähe, välja arvatud juhul, kui Mehhiko valitsus suudab nendele kuritegelikele impeeriumitele tõsist vastupanu osutada. Paljudes Mehhiko piirkondades, kus valitsusel on olnud raske kontrolli säilitada, on kartellid sekkunud, täites tühimiku ja võttes enda kanda varivalitsuse rolli. Need kuritegelikud organisatsioonid ei tegele ainult narkootikumide ja vägivallaga. Nad juhivad terveid kogukondi, pakkudes teenuseid, seadusi jõustades ja kontrollides isegi kohalikke majandusi. Kuigi võib tunduda, et kartellid astuvad esile seal, kus riik on läbi kukkunud, on elu nende võimu all kõike muud kui heatahtlik. See on õudusunenägu, mis on täis hirmu, sundi ja jõhkrust. Üks salakavalamaid viise, kuidas kartellid oma kontrolli hoiavad, on väljapressimine. Nad nõuavad kõigilt, kes soovivad äri ajada, niinimetatud pisot ehk kaitseraha. See tava ei piirdu ainult suurte ettevõtetega. Tänavamüüjad, väikepõllumehed ja isegi kohalikud poed on sunnitud maksma. Näiteks Michoacani osariigis peavad avokaadikasvatajad igal aastal maksma kuni $1000 hektari kohta. Kui nad ei täida nõudeid, võivad tagajärjed olla surmavad. Kartellidel on lihtne, kuid jõhker sõnum. Maksa maksu või saad karistada.
Piirkondades, kus need kartellid on saavutanud ülekaalu, jääb paljudele elanikele vähe valikuvõimalusi peale kartelli nõudmiste täitmise, kartes oma elu või pere turvalisuse pärast. Siiski ei piirdu kõik ainult väljapressimise ja hirmutamisega. Kartellid, eriti võimsad nagu Sinaloa kartell ja CGNG, teavad, et kohalike elanike poolehoiu võitmine on võtmetähtsusega oma võimu säilitamiseks. Seetõttu võtavad nad mõnikord heategija rolli, rahastades sotsiaalteenuseid, et kindlustada lojaalsust ja tugevdada oma positsiooni. Näiteks COVID-19 pandeemia ajal jagasid nii CGNG kui ka Sinaloa kartell abipakke raskustes kogukondadele, pakkudes toitu ja tarvikuid neile, kes olid hädas. Esmapilgul võib tunduda, et need kartellid tegutsevad lahkusest või kodanikukohusetundest, kuid see heldus on strateegiline. Eesmärk on osta lojaalsust ja mis veelgi olulisem, tagada, et nende piirkondade inimesed näeksid kartelle kui kaitsjaid, mitte ainult kurjategijatena. See taktika tekitab omamoodi sõltuvuse, kus kohalik elanikkond tunneb, et nad võlgnevad oma ellujäämise kartellidele, mistõttu nad astuvad väiksema tõenäosusega nende võimule vastu ega vaidlusta seda. Aga nende jaoks, kes kartelli reeglitele ei allu, võib karistus olla kiire ja õudne. Kartellid kehtestavad oma võimu halastamatu jõhkrusega, kasutades avalikke hukkamisi ja jõhkraid vägivallaakte, et saata sõnum kõigile, kes mõtlevad reeglitest kõrvale kalduda. Mõnel juhul on ohvreid pea maha raiutud või neid on visatud happevannidesse. Meetodid, mille eesmärk pole ainult tappa, vaid ka külvata kogukonda hirmu. Olgugi tegemist informaatori, rivaalitseva jõugu liikme või isegi süütu tsiviilisikuga, kes sattus valel ajal valesse kohta. Keegi pole kaitstud kartellide jõhkrate karistuste eest. Vägivald on sageli avalik, eesmärgiga saata kõigile külmavärinaid tekitav sõnum. Iga katse kartelli seadustele vastu hakata lõpeb samasuguse saatusega. Võib-olla on üks kõige hirmutavamaid kartellide kontrolli aspekte nende võime värvata lapsi oma armeedesse. Mõnes piirkonnas värvatakse sunniviisiliselt juba 10-aastaseid lapsi, keda koolitatakse kartelli operatsioonides lihtsõduritena teenima. Neid noori värvatuid sunnitakse sageli liituma ähvarduste või surve abil ning need, kes keelduvad, peavad taluma kohutavaid tagajärgi. Piinu või surma kasutatakse sageli karistusena nende vastu, kes üritavad põgeneda või kartelli mõjule vastu seista. Nende laste jaoks on valik lihtne, liituda kartelliga või seista silmitsi õõvastava saatusega. Paljud sunnitakse vägivaldsetesse tegevustesse, nagu narkootikumide vedamine, mõrvade toimepanemine või valvajatena töötamine. Kartellid kasutavad haavatavaid noori ära, pakkudes neile kaitset ja kuuluvustunnet, samal ajal muutes nad vägivalla ja terrori tööriistadeks. Kartelli võimu all muutub elu igapäevaseks ellujäämisvõitluseks. Nendes piirkondades elavad inimesed seisavad sageli silmitsi võimatu valikuga, alluda või saada karistatud. Kartellid loovad mitmel moel süsteemi, kus nad on ühtaegu nii rõhujad kui ka hoolitsejad, muutes elanike jaoks peaaegu võimatuks nende kontrolli alt vabanemise. Vägivalla hirm, surmaoht ja pidev väljapressimine jätavad inimestele vähe lootust pääsemiseks. Valitsuse võimetus või soovimatus neile kartellidele vastu astuda ainult tugevdab nende võimuhaaret ning vägivallatsükkel jätkub takistamatult. Mehhiko kartellid on arenenud palju kaugemale tänavajõukude stereotüüpsest kuvandist. Nüüd tegutsevad nad võimsate paramilitaarsete jõududena, kellel on soomuskolonnid, droonid ja raketiheitjad. Need organisatsioonid ei tegele enam ainult narkootikumide salakaubaveoga. Nad peavad täiemahulisi sõdu, jättes enda järel sageli hävingu ja kaose. Üks tänapäeva verisemaid ja ohtlikumaid rivalitsemisi on käimasolev konflikt CGNG ja Sinaloa kartelli vahel. Lahing, mis on laastanud terveid piirkondi ja nõudnud lugematul hulgal inimelusid. Igal aastal sureb tuhandeid inimesi, kui need kaks kartelli võistlevad ülekaalu, territooriumi ja mõjuvõimu pärast narkokaubanduses. Kuigi lahing mõllab üle kogu riigi, on sellised osariigid nagu Michoacán ja Zacatecas muutunud kartellivägivalla epitsentriks. Terved linnad ja külad on jäänud tühjaks, kuna pered põgenevad kartellide vahelise tulevahetuse hirmus. Vägivald on sageli valimatu, sihtides kõiki, kes seisavad nende kuritegelike impeeriumide teel. Süütud tsiviilisikud, politseinikud ja isegi kohalikud poliitikud satuvad sageli kasvava vägivalla ohvriks, mis näitab selgelt, et kartellid ei kontrolli enam ainult ebaseaduslikku kaubandust, vaid terveid kogukondi. Selle sõja nii surmavaks muudab asjaolu, et mõlemad kartellid kasutavad nüüd sõjaväelisi taktikaid.
Möödunud on ajad, mil kartellid tuginesid ainult tänavatasandi tegevustele või korrumpeerunud ametnikel oma töö tegemiseks. Need kartellid on muutunud hästi organiseerituks ja raskelt relvastatuks, kasutades samu relvi ja strateegiaid, mida võiks oodata rahvusarmeelt. Üks kartellisõja kõige hirmutavamaid elemente on soomustatud sõidukite kasutamine, mida inglise keeles nimetatakse narkotankideks ja hispaania keeles monstrodeks. Need on omatehtud tankid, veoautod, mis on tugevdatud paksude terasekihtidega ja sageli varustatud kuulipildujate ning mõnel juhul ka raketiheitjatega. Need sõidukid võimaldavad kartellidel rünnata linnu, korraldada varitsusi rivaalide vastu ning kergesti vastu seista sõjaväe või politsei sekkumisele. CG&G on eriti viinud kartellisõja uuele tasemele, kasutades droone. Neid mehitamata õhusõidukeid kasutatakse lõhkeainete viskamiseks rivaalsete gruppide peale, muutes taeva lahinguväljaks. Droonide kasutamine ei ole mitte ainult hirmutav taktika, vaid ka märk kartelli kasvavast tehnoloogilisest võimekusest. Droonide abil saab CG&G jälgida vaenlaste liikumist, sihtida konkreetseid isikuid ja isegi rünnata ülevalt, vältides samal ajal otsest vastasseisu. Võime pidada sõda õhust annab neile strateegilise eelise ning see on tööriist, mida Sinaloa kartell ja teised rühmitused samuti kiiresti kasutusele püüavad võtta. Droonide kasutuselevõtt kartellisõjas toob esile, kui kaugele on need organisatsioonid arenenud lihtsatest narkovedajatest täiemahulisteks militariseeritud jõududeks. Kartellidel on nüüd juurdepääs sõjaväelise tasemega relvastusele, arenenud tehnoloogiale ja üha kasvavale hulgale värvatutele, kes soovivad võitlusega liituda. Need värvatud meelitatakse sageli kartelli armeedesse raha, võimu ja kaitselubadustega. Piirkondades, kus valitsuse kohalolek on väike või puudub üldse, saavad kartellidest de facto võimukandjad, pakkudes kontrolli ja korda muidu kaootilises maailmas. Aga see võim tuleb kõrge hinnaga. Need, kes keelduvad koostööst, satuvad sageli jõhkra karistuse või isegi surmaohvriks. Selle sõja keskel hägustuvad piirid kuritegelike jõukude ja seaduslike sõjaliste jõudude vahel. Kartellid tegutsevad nagu omaenda armeed. Neil on oma käitumisreeglid, auastmed ja strateegilised operatsioonid. Nad loovad liite teiste kartellidega, peavad territoriaalseid lahinguid ning kasutavad oma mõju kohalike valitsuste ja õiguskaitseorganite mõjutamiseks. Nende piirkondade elanike jaoks tugevdab valitsuse suutmatus korda hoida ainult kartelli võimu. Mõnes mõttes hakkavad kartellid peegeldama kelmriigi sõjalisi jõude. Neil on isikkoosseis, relvastus ja tahe võidelda igasuguse vastupanu vastu, sealhulgas Mehhiko valitsuse vastu. Kuna CG&G ja Sinaloa kartell muutuvad üha võimsamaks ja mõjukamaks, on selge, et nende sõda pole kaugeltki läbi. Nende võime terroriseerida terveid piirkondi ja destabiliseerida riiki kujutab endast Mehhiko jaoks tõsist väljakutset, sest riik püüab ohjeldada seda kasvavat paramilitaarset ohtu. Selle kartellisõja tagajärjed on kaugele ulatuvad. Kui kartellid jätkavad oma võimu ja mõju laiendamist, kannatavad terved kogukonnad. Võitluses kontrolli pärast Mehhiko kuritegelike impeeriumide üle on panused kõrged ja sõda muutub aina ägedamaks. Mehhiko võitlus võimsate narkokartellidega on kestnud aastakümneid, kuid riik näib olevat lõputus vägivalla ja korruptsioonitsüklis. Vaatamata arvukatele jõupingutustele valitsuse ja rahvusvaheliste partnerite poolt, muutuvad need kuritegelikud organisatsioonid üha tugevamaks, jättes kogukonnad hirmu alla. Kõigi peas keerleb küsimus. Miks pole valitsus suutnud neid peatada? Vastus peitub süsteemses korruptsioonis, ebaõnnestunud strateegiates ja välismõjudes, mis aitavad kaasa kartelli piiramatule võimule. Üks suurimaid takistusi kartellide vastu võitlemisel on sügavalt juurdunud korruptsioon Mehhiko õiguskaitseorganites. 2020 aasta raport näitas, et üle 60% kohalikest politseijõududest on kartelli liikmete poolt infiltreeritud. Mõnes väiksemas linnas on olukord veelgi hullem. Terved politseiosakonnad on kompromiteeritud, kus ametnikud astuvad tagasi kartellide kättemaksu hirmus või saavad altkäemaksu, et silm kinni pigistada. See tähendab, et paljudel juhtudel töötavad need, kes peaksid kaitsma ja teenima otse nende organisatsioonide heaks, mis terroriseerivad elanikkonda. Kartellid on kasutanud altkäemaksu ja hirmutamist, et tagada kohalike politsei- ja sõjaväeüksuste lojaalsus, muutes tõhusa vastupanu ülesehitamise keeruliseks.
Isegi kui võimud püüavad kartelliliikmete vastu meetmeid võtta, toovad need infiltreerumised sageli kaasa infolekked või sabotaaži. Ilma usaldusväärse õiguskaitsesüsteemita muutub kartellidega võitlemine nagu tulekahju kustutamine, kui tuletõrje on leekide teisel poolel. Mehhiko valitsus on pikka aega tuginenud niinimetatud kartellipealike kõrvaldamise strateegiale, mis seisneb kartellide juhtide arreteerimises või tapmises. Teooria seisneb selles, et kui kartelli juht eemaldada, laguneb organisatsioon koost. See strateegia on viinud kurikuulsate kartellijuhtide nagu Joaquin El Chapo Guzman tabamiseni või surmani, kuid tulemused on olnud kaugel edukusest. Tegelikult on juhtunud vastupidine. Kartellide vägivald on kasvanud ning nende juhtide poolt jäetud võimuvakuum on võimaldanud fraktsioonide vahel ägedaid sisetülisid. Kui sellised juhid nagu El Chapo kõrvaldatakse, tormavad teised kartelliliikmed võitlema selle nimel, et nende koht tipus endale haarata. See sisetüli viib sageli jõhkrate territooriumi sõdadeni, suurendades verevalamist ja destabiliseerides terveid piirkondi. On saanud selgeks, et üksikute juhtide kõrvaldamine ei lahenda kartellide võimu algpõhjust. See häirib ainult ajutiselt senist olukorda, võimaldades samal ajal uutel, sama ohtlikel tegelastel esile tõusta. Kartellipealike kõrvaldamise strateegia võib küll pakkuda dramaatilisi pealkirju, kuid see pole olnud jätkusuutlik lahendus kartellide peatamiseks. Ameerika Ühendriigid on kulutanud miljardeid dollareid, et piirata ebaseaduslike uimastite nagu kokaiin ja fentanüül voogu Mehhikost. Vaatamata nendele pingutustele kasvab fentanüüli tootmine Mehhikos jätkuvalt hüppeliselt ning kartellid on kiiresti kohanenud muutuvate uimastitrendidega. 2023 aastal konfiskeeris Ameerika Ühendriikide narkootikumide juurdlusbüroo ehk DEA üle 379 miljoni surmava doosi fentanüüli. Siiski püsib nõudlus selle uimasti järele kõrge ning kartellid tegutsevad endiselt karistamatult. DEA jõupingutused on keskendunud uimastisaadetiste peatamisele piiril ja kartellide tegevuse lammutamisele, kuid need meetmed tunduvad sageli nagu palju suuremat probleemi pelgalt ajutise plaastriga lahendada. Kuigi miljardid dollarid suunatakse nendesse algatustesse, on kartellid ikka sammu võrra ees, leides uusi viise uimastite tootmiseks ja Ameerika Ühendriikidesse smugeldamiseks. Narkokaubanduse tsükliline iseloom muudab tarneahela murdmise keeruliseks. Uued tegijad astuvad kiiresti vanade asemele ja vägivald jätkab eskaleerumist. Mehhiko narkosõja inimhind on jahmatav. Üle 500 massihaua on üle kogu riigi avastatud, mis on kõhedust tekitav meeldetuletus sellest, kui jõhkralt kartellid kohtlevad neid, kes neile vastu astuvad. Vägivald on rängalt mõjutanud ka ajakirjanikke. Alates 2000. aastast on Mehhikos tapetud vähemalt 150 ajakirjanikku, kellest paljud olid sihikule võetud kartellitegevuse uurimise või kajastamise tõttu. Need tapmised saadavad meediale ja avalikkusele selge sõnumi. Kui astud kartellide vastu välja, võid olla järgmine. Ka poliitikuid on tapetud muret tekitava regulaarsusega, eriti valimiste ajal, kuna kartellid püüavad kontrollida kohalikke omavalitsusi ja mõjutada poliitikat. Kuna vägivald kasvab ja kartellide mõju laieneb, kardavad mõned eksperdid, et Mehhiko on nurjunud riigiks muutumise äärel. Riigiks, kus valitsuse võim on peamiselt sümboolne ja kartellidel on täielik kontroll. Kui praegune suundumus jätkub, võivad kartellid võtta täieliku kontrolli võtmetööstusharude üle, nagu narkootikumide tootmine, inimkaubandus ja isegi seaduslikud ettevõtted. Lõpuks võiksid nad saada täieliku kontrolli poliitika üle, määrates, kes valitakse ja juhtides poliitilisi otsuseid igal valitsemistasandil. Narkoriigi võimalus on hirmutav, kuid see pole sugugi võimatu. Mehhiko valitsus pingutab, et tulla toime kartellide ulatuse ja keerukusega ning organiseeritud kuritegevuse mõju on ühiskonda sügavalt juurdunud. See olukord on pannud paljusid mõtlema, kas riik suudab kunagi oma suveräänsuse taastada või saavad kartellidest Mehhikos tõelised võimukandjad. Mida siis saab teha, et kartelle peatada ja kontroll tagasi saada? Mõned eksperdid väidavad, et Mehhiko tähelepanu peaks nihkuma korrakaitseorganite korruptsiooni likvideerimisele. Ilma politsei puhastamiseta ja tagamata, et kartellide liikmed ei saa tungida olulistesse institutsioonidesse, on iga kartellivastane strateegia määratud läbi kukkuma. Püüdlused kõrvaldada kartellide mõju valitsuses ja julgeolekuasutustes on üliolulised kartelli infrastruktuuri lammutamiseks. Teised väidavad, et narkootikumide legaliseerimine võiks vähendada kartellide kasumit, kõrvaldades ebaseadusliku turu. Kuigi see lähenemine on jätkuvalt vastuoluline, usuvad mõned, et dekriminaliseerides sellised narkootikumid nagu fentanüül, võiksid valitsused võtta kartellidelt nende peamise tuluallika ja nõrgestada seeläbi nende võimu.
teiseks pakutud lahenduseks on USA sõjalise osaluse suurendamine. mõned poliitikud soovitavad kartelle tunnistada terroristlikeks organisatsioonideks, mis võimaldaks nende vastu otsest sõjalist tegevust. Kuigi see eskaleeriks konflikti ja seoks USA-d veelgi rohkem Mehhiko siseasjadega, võiks see anda Mehhiko valitsusele täiendavaid ressursse ja tuge võitluses kartellide vastu. Mehhiko kartellikriis on üks maailma rängemaid julgeolekukriise. Kartellide kontrolli all on suured territooriumid, nad juhivad paralleelseid valitsusi ja panevad toime massimõrvu. Riik on teelahkmel. Ilma otsustavate meetmeteta riskib Mehhiko veelgi enam seadusetusse langemisega ning lähitulevikus võib tekkida terve narkoriik. Sellegipoolest jääb küsimus, kas Mehhiko suudab oma maa tagasi saada või on kartellide impeerium juba võitnud. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. Sellest on tõesti palju abi. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral saates MapBack.